Tere kõikidele Ajuloputus podcasti vaatajatele ja kuulajatele. Täna on meil taas külas Anastasia Kaldussova. Tere! Tere! Ja Anastasia on meil juba teist korda siis podcastis, sest teile kõigile nii väga meeldis meie esimene podcast. Huvi oli väga suur ja väga võimas tagasiside oli. Ja mõtlesin, räägime veel siis natukene nõiateemadel, esoteemadel. Et tulen ikka jälle tagasi sinna, et kust nagu suurem enamus rahvas sind tunneb. Eesti selgelt nägete tuleproov. 2022 aastal sa selle siis võitsid, on ja. Et räägi natuke veel sellest kogemusest. Et natuke võib-olla kaadri tagustest, et mis seal toimus, kas nõiad nagu catch oli ka oma vahel või keegi nõidus kellegi ära või midagi üritati takistada seal, sooviti halba. Räägi sellest kogemusest natuke. Jaa, muidugi, et nõiamaailm ei ole nii lihtne, nagu see võib tunduda. Ja seal juhtus erinevad asjad ja tehti rituaale üksteise peale, mingi surnuaias rituaale, musta maagiat üritati teha, needusi üritati peale panna. Aga mis üksteise pihta tehti siis? Miks? Sooviti nagu halba ja lihtsalt, et... See on siuke värk, et põhimõtteliselt, et kui osaleja ei jõua võtetele, siis ta lihtsalt ei saa edasi. Ja siis kõik tehti selleks, et osaleja ei jõuaks võtetele. Appi, päris karm ju. Et Venemaal ütleme niimoodi on veel karmim. Seal on isegi juhtumeid, kus ma ei tea, inimene lihtsalt murrab jala enne võtteid või mingi õnnetus juhtub ja see kõik on nagu korraldatud teiste osalejate poolt siis. Meil on nagu siukse vaiksem. Aga mis meil siis toimus näiteks? Saad sa mõne näite tuua? Näiteks kõige sellisem silmanähtavam näide oli see, et minu konkurents siis ütleme niimoodi, aga ta on samal ajal minu taaroõpetaja Anatoli, oli minuga seal koos ja me jõudsime koos finaali. Ja siis ühel hetkel enne võtteid tal läks nägu nii paiste, nagu oleks herilased täis hammustanud. Issand jumal. Ja see on kaadris näha. Nii? Ja et kui sa vaatad neid tagant järele, siis sa näed, kuidas ühel hetkel tal lihtsalt pool nägu on niimoodi paistest nagu herilasi täis. Ja see ei olnud loomulik, mis see juhtus. Tal ei olnud, ükski herilane ei hammustanud teda, mitte midagi. Lihtsalt tuli? Ei olnud ei allergiat, ei olnud mingit mürgitust, ei olnud mitte midagi. Lihtsalt tuli. Ja siis selgitasime välja, et jah, on tehtud rituaale siis. Et see oli nagu siuke koht, mida saab isegi telekast vaadata ekraanilt, et siuke silmanähtav. Aga neid asju, mis ei olnud silmanähtavaid, neid oli küll. Kus üritati needuseid peale panna. Ja... Üritati? Ei õnnestunud? No õnnestus, aga otsin ruttu maha. Päris nii kohe. Aga kuidas see sul väljendus? Nad tundsid või hakkas juhtuma midagi? See oli niimoodi, et ma sain selle nii-öelda loitsu läbi arbuusi. Läbi, see on siis mari, jah? Mari, arbuus on mari. Ja. Ja siis, kuna seal on hästi palju vett sees, siis veel on mälu. Veel on mälu ja ta saab enda sisse salvestada erinevaid programme. Jaa. Kui sa suunad sinna armastust, siis ta salvestab armastust. Suunad viha, salvestab viha. Sa võid sinna mis iganes salvestada mingi loitsu näol näiteks. Ja siis teine inimene joob ja... Joob või sööb, mis iganes tarbib seda enda sisse ja siis see hakkab sinu sees ennast lahti pakkima. Lahti pakkima ja kusjuures enne seda ma ei uskunud needustesse. Ma mõtlesin, et see on välja mõeldud lihtsalt mingi jamps, et seda ei eksisteeri. Ja siis sind sunniti nagu uskuma või? Jaa. Appi. Ja kuidas ma siis sain aru, et see on needus? Et mingi aja pärast peale selle tarbimist ma tundsin, et mul on hästi paha. Pea oli paks, peavalu oli, siuke jõuetus hästi väsimus tuli peale, siuke tunne oli, et ma ei jõua lihtsalt neid katseid teha päeva lõpuni. Sellepärast, et võttepäev on terve päev ja päeva keskel, alates keskpäevast mul oli siis jumala paha. Ja mõtlesin, kurat, kuidas ma nagu pean sinna
päeva lõpuni, ma olin lihtsalt nagu zombi. Ja siis istusime Anatoliga autosse, et tagasi Tallinna poole sõita. Sest sõidame, ma kirjeldan, kui paha mul on ja järsku ma tunnen, et sõidu ajal mul sees hakkab kõik niimoodi keerama ja väljas hakkab kõik niimoodi natukene Värisema, värelema või niimoodi kuidagi nii sees kui välja, siis istud niimoodi seal autos lihtsalt niimoodi nagu ja siis oksehäda tuli. Oksehäda, aga ühtegi nähtu seda märk ei olnud sellest, ehk siis seda ila ei voolanud siit suust ja mingid kõhus ei keeranud. Ühesõnaga ja Anatolil oli ka paha. Ja siis me peatasime auto ja ma lihtsalt läksin õue, hakkasin köhima ja okse tuli läbi köha. Issand. Ehk siis sa köhid ja siis hakkad oksele. Ja Anatoli ka oksendas. Tegite auto peatuse kahekesi ja roksendasite välja selle jama, mis teil arbuusist sisse tuli. Issand. Ja see ei ole veel kõik. Järgmisel päeval me helistasime teistele osalejatele ja küsisime, et kuidas teil on. Ja kõigil oli paha ja keegi veel oksendas. Et see ei olnud mingi kogemata asi, et meie kõik, kes arbuusi sõid siis, jah? Aga võib-olla arbuus oli halvaks läinud. Kokku sattumus on ja. Tegelikult me ei tea, võib-olla oligi, aga tunde järgi oli see siiski midagi muud. Ja siis ma sain aru, mis asi see needus on. Ja alati võtsin oma vett kaasa, hoidsin nagu, panin omale mingid turmaliinid peale ja hoidsin nagu distantsi. On su juurde kliente ka tulnud, nagu, kes ütlevad, et mul on needus peale pandud, aita maha võtta? No ikka. Palju on siukseid või? Üsna palju, aga kõikidel ei ole. Ise arvavad, et on, aga tegelikult pole. Aga mis neil siis on? Kui nad arvavad, et on, tegelikult ei ole? No näiteks pompaar ja siis naine tuleb minu juurde ja ütleb, et see mees läks minema. Mees läks minema raudselt, talle pandi mingi needus peale, mingi armuloids, mingi needus, et tahan tagasi saada. Ja siis ma vaatan seda ja tuleb välja, et tal ei ole mingit needust. Vaid hoopis lihtsalt see mees ei soovi olla temaga. Nii lihtne ongi. Ja siis nii ongi. Et viga ei ole needuses, vaid viga on selles, et ma ei tea, nad ei osanud korrektselt kommunikeerida ja seda suhet ehitada niimoodi, et jätkata koos. Ja siis see naine lihtsalt ütleb, et mul on needus. Ei ole sul mingit needust. Aga need, kellel päriselt on, siis sa aitad nagu maha võtta need? Ja siis ma teen puhastusrituaale läbi küünalde abil, jumala abil, kõrgemate jõudude abil ja lihtsalt palun puhastust. Ja siis see juhtub. Ma olen näinud internetis ka kommentaare, et seal need, kes selgelt nägete tuleproovi võidavad, et neile öeldakse vastuseid ette. Mis sa sellest arvad või kommenteeri seda kuidagi? Jaa, et öeldaksegi. Päriselt? Ja osaliselt. Kuna see on telekas, siis see toimub niimoodi, et ei tohi olla niimoodi, et kuna võttepäev on hästi kallis, terve võttepäev, see on hästi mahukas, see on hästi kallis, kõik need tehnikad, kõik. Ja võib juhtuda niimoodi, et ükski selgelt ei näe mitte midagi. Miks? Sellepärast, et selgelt nägija ei ole kõike nägija ja alati me ei näe kõike, vaid me näemegi midagi, me näeme paremini, midagi me ei näe, midagi me näeme natukene, kuskilt paneme mööda, kuskilt paneme õigesse kohta, et nii ongi, et ei ole võimalik kogu aeg panna täppi 100% igal ajal. Ja oligi siukseid päevi, kus keegi ei näinud mitte midagi? No ikka oli selliseid päevi, kus ikka tavaliselt midagi ikka nähakse. Või osaliselt nähakse, aga niimoodi, et päriselt mitte keegi midagi ei näe, sellist ei olnud. Ja siis ühel hetkel oligi niimoodi, et nad tulid ja nad ei öelnud otse vastuseid ette, vaid nad andsid mingi suuna kätte ja selliseid suunasid nad andsid nagu korda mööda. Et ei olnud niimoodi, et kõikidele antakse samal ajal või niimoodi, et ühele antakse ühel päeval mingi vihje,
teisele antakse Lihtsalt suunasid teisel kuhugi päeval poole. mingi vihje, kolmandale Aitasid siis need? andsid vihje kolmandal päeval. Niimoodi, et ei oleks juhtunud kogemata niimoodi, et mitte keegi mitte midagi ei näe. Aga kui sulle ei anta vihjet, siis sa pead ise nagu tööd tegema ja rabama ja nägema ja üritama näha ja panna täppi. Sellepärast, et kui sa ei näe, võib juhtuda niimoodi, et sa lihtsalt kukud välja. Nii et see oligi niimoodi, et umbes 70% ma tegin ise ja umbes 30% vahepeal anti vihjeid. Ja see lihtsalt töötab niimoodi, kuna see on tele ja see ei ole mitte mingi saladus ja selles mõttes ei ole mõtet öelda, et siukest asja ei ole, kui selline asi on. Et ma olen seda varem ka rääkinud ja no, aga see ei tee selles mõttes minust nagu vähem selgelt nägijad või mingit siukest asja, et no seal ju kindlasti mõjutab seega, et sul on kaamerad, sul on mingid inimesed, sul on see pinge ja sa ei suudagi nagu päriselt keskenduda ja no nagu... mulle oli see pohhui. Siin kaameras mingi ei ole elus objekt on ju. Ma arvan, paljudel on vastupidi just, et tuleb siuke pinge peale ja ei näegi. Raudselt. Ma lihtsalt mõtlesin, et pohhu, et ütlen valet vastust, kätt mul otsast ei raiuta, lihtsalt panen midagi, mis mul tuleb. Esimene, mis tuleb pähe, on alati õige, lihtsalt räägi see, mis tuleb, mul on veel tarokaardid. Ja ma just tahtsin küsida, ma ise seda konkreetset hooaega näinud ei ole, aga mida sina, kas sa kasutasid mingeid lisa nii-öelda vahendeid ka sealt tarokaarte siis? Tarokaarte kasutasin aktiivselt kogu aeg. Ainult siis, kui mulle silmi kinni ei pandud, ma ei kasutanud neid. Ja seal on need osad silmi, siis mul ei olnud muud võimalust, kui lihtsalt näha ise mingeid asju. Kas see oli sul esmakordne siuke kogemus? Ja. Ja nägid siis? Ja. No näiteks, kui meil oli Lauri Pedaja pandi silmad kinni, öeldi, no räägi, kes see on siin, räägi tema lugu midagi temast. Siis vaatasin, tunnetasin mingid hallipäist meest, siis järsku mind viskas tema minevikku, kus ta oli hästi üksinda, kus ta nagu oli selline, ma nägin meesenergiat. Ja siis ta oli hästi üksinda, niimoodi ilma vanematata, siis lihtsalt ütlen välja, sest muud valikut ei ole, lihtsalt ütled seda, mis sul tuleb ja siis vaatad, kas läheb täppi või ei lähe. Pärast nagu analüüsid. Siis mulle öeldi, et oi, tal on mingid karvad püsti sellest, mis sa räägid mingi lapsepõlve teemadest ja niimoodi. Ja siis järsku ma ütlesin midagi ja ta tegi mingit siukest hääld, nagu mingi hirvitas või mingi korraks niimoodi. Ja siis ma kuulasin, mõtlesin, kurat, see on nagu naise hirvitus. Siis mõtlesin, kurat, kas see on mingi naine või? Ja siis ma ütlesin, no mulle tundus, et see on mees, aga ta hirvitas nagu naine. Et ma jään nagu naise juurde, on ju. Ja siis tuli välja, et see oli mees. Ei usaldan seda intuitsiooni, mida hakkasid laskma mõjutada. Absoluutselt, kuigi ta oleks pidanud olema vait. Ja siis ükskord oli veel, kus oli see širm või mingi see must riie, seal taga oli inimene. Et seal oli see mingi meigi kunstnik, meesterahvas, kes oli naiseks ennast teinud, kellele meeldib see nagu see Cochita või... Ja drag queenid öeldakse. Ja midagi sellist, et ma ei mäleta, mis ta nimi on. Aga igatahes et oli põnev. Mina ei näinud teda üldse seda kostüümi, mingit sellist asja, ma nägin lihtsalt meeste rahvas, siuke tavaline meeste õige vanus, õiged juuksed, selles mõttes silmad, ma ei mäleta, kas mul olid õiged, aga selles mõttes, et sa lihtsalt näed midagi ja ongi kõik ja ütled välja, kas läheb täppi või ei lähe täppi, see on juba sinu õnne küsimus. Ma kuskilt nüüd nägin, et sul on plaanis ka Venemaale minna. Selgelt nägete tuleb proovi, räägi sellest. Millal sa sinna üldse otsustasid minna, kuidas need katsed olid, millal info teada saab? Räägi. Et otsustasin eelmisel suvel ja ma pean vett. Aasta aega tagasi juba. Ja siis ma kirjutasin neile, et ma tahaksin tulla, ma olen valmis, ma tahaksin tulla. Lihtsalt saadadki e-maili ja? No ja. Mingi WhatsAppi või midagi sellist. Siis nad määrasid mulle aega katseks, mis toimus läbi Skype'i. Individuaalselt niimoodi. Üks ühele. Ja siis ma valmistusin, põdesin väga
et käed olid märjad, higistasin, kõik oli nagu, et ma ei tea, mis nad seal küsivad minult ja siis nad tegid 2 katset. 2 katset. Esimene oli ümbrikukatse, kus mulle ekraani ette lihtsalt niimoodi pandi ümbrik ja seal sees oli pilt ja ma pidin ära arvama, mis seal pildil on. Ja see oli siuke väga kahtlane pilt. Kas tahaksid teada, mis seal oli? Jah. Et ühesõnaga oli pilt ja mis ma kõigepealt nägin. Mul, kui ma panin silmad kinni, siis mul tuli hästi siuke külmus ja siuksed külmavärinad. Ja siis ma mõtlesin, et kas see inimene on surnud. Vastus tuli, ei ole surnud, aga siuksed külmavärinad nagu natuke õudsad, siuksed külmavärinad tulid. Siis mõtlesin, kurat, et kui ta ei ole nagu surnud, et miks mul siuke tunne nagu surnu tunne. Mõtlesin, okei, jätame seda sinna paika. Siis järsku näen vanamees, siis järsku näen noor laps, mõtlen, mis vanuses ta siis võiks nagu olla, kui ma näen seda ja näen seda, et kahjuks ma nagu ei öelnud neid asju välja. Aga nüüd ma tean, et lihtsalt tuleb kõik suust välja, et mis sealt tuleb. Et mõtlesingi siis midagi keskmist seal vahel ja see vanus oli vale tegelikult, mis ma ütlesin. Aga jah, ja siis nad tegid seda lahti ja seal oli üks pilt, mis oli 2 jagatud. Ühel pool oli, seal oli 2 meesterahvast, mõlemad on samad, ehk siis see on mingi kuulus korvpallur, hästi-hästi pikk, vasakul pool ja paremal pool see sama korvpallur, aga ta osales filmis ja ta mängis zombid. Ehk siis üks pilt tehtud 2 pildist ja sama inimene, ühel pool oli ta oma tavalises ametis ja teisel pool ta mängis filmis, mängis zombid. Ja siis pärast ma hakkasin nagu analüüsima tagant järele, okei, mul olid need väga kahtlased külmavärinad ja nagu oleks surnu, aga ei ole surnu. Ja see vanem mees, siuke kortsus ja see väike laps, mõtlesin, kuidas ma pean seda interpreteerima. Räägidki välja siis kohe on. Ja siis mõtlesin, okei, et ei ole vaja interpreteerida seda kuidagi, lihtsalt ütle seda, mis sul toimub. Ma mingi interpreteerisin, et ma panin sinna keskmise vanuse sinna vana ja selle vahel on. Hakkasid loogiliselt mõtlema. Ja siis ütlesin, et no, et on elus on ju. Et on meesterahvas, ütlesin, et need asjad läksid paika, on ju. Aga kui ma oleksin nagu rohkem välja öelnud, aga ma ei julge, paned kuskile mööda, natuke teed jõusamaks. Noh, võt siuke. Ja teine oli siis see, et elus siis naine, päris otse, tuli sinna meile kolmandaks. Nagu liitus videoga kolmandaks, okei. Ja siis ma pidin lihtsalt arvama, et kes ta on, mis ametit ta teeb, mis tal elus toimub, mitu last tal on, kas tal on lapsed, kas tal on mees või suhe. Siis läks ka üsna hästi, et mis ma siis nägin? Hästi siukse tugeva energiaga naine, hästi enesekindel, sihikindel, et tal oli tegelikult üsna palju siukest mehelikku energiat, sellist sihikindlust. Siis, et ta nagu läheb läbi asjades lihtsalt, kui ta tahab, tal on nagu hästi palju seda julgust ja sihikindlust. Ja siis ma küsisin ametit, siis ma nägin tema saatust ja see, mis ta teeb, on kuskil nagu väga-väga lähedal. Väga-väga lähedal, et mis ta peab tegema. Et ta päriselt ei tee seda, mis ta teeb, aga see on väga lähedal ja ma ütlesin, et see on nagu väga sarnane psühholoogiale. Aga tegelikult ma mõtlesin, et see võiks olla nagu vaimsed asjad rohkem, nagu, aga väga sarnane psühholoogiale, et sinna kanti. Ja nägin mingit lauda, mingeid pabereid, mingit sellist asja, ütlesin ka välja ja mees, ma ei mäleta, mis ma ütlesin mehe kohta, aga lapsed, mis ma ütlesin, tal on 2 last, väiksed, aga tuli välja, et tal on 3 või 4 last. Juba ma seda ei mäleta, natukene vanemad. Ehk siis siin ma nagu panin mööda, aga lapsi ma tunnen väga halvasti, kuna mul endal ei ole lapsi ja mul nagu see laste värk nagu ei tööta väga hästi. Aga sa ütlesid 2 ja 2 on tal olemas. 2 on Plus tal 2. olemas. Ja selles mõttes oli 4, aga mul on nagu okei, lapsi ma nagu üldse panen mööda.
ja siis ta ütles, et tegelikult ta õpib psühholoogiks. Tegelikult ta Opa. õpib psühholoogiks, aga ta teeb logistikat, aga ta õpib psühholoogiks siis, et seda nagu loeti ka sinna õigesse öeldes. Et ma arvan, et no umbes 50-60% oli nagu täppi ja loodan, vaatame, kas nad võtavad mind. Kohe peale kõne siis midagi ei öeldud. No, lihtsalt, ma siiamaani ootan. Aasta aega. Ja millal siis tulemused on või teada saad? Teada saan, neil on see revanš, kus see on uus formaat. Mis tähendab siis seda, et need finalistid, kes jäid finalistideks ei võitnud või mingid tugevad tegijad veel, neid siis kutsutakse tagasi revanši. Nagu Eestis siis tehti, on ju? Ma ei tea, Eestis ei ole sellist asja tehtud. Ja siis nad nagu midagi võitlevad. Ma kuskil tean, et olid nagu mingid paaris, kes on õpetaja. Õpilane. Minul oli ka see õpetaja õpilane. Ja seda ma mõtlesingi, et mingid suuremad tegijad juba tulevad ka nagu uuesti siis sinna aitama nii-öelda neid õpilasi. Nii, aga nüüd kutsutakse siis need tegijad tagasi? Finalistid või mingid tugevad tegijad, siis nad võistlevad nagu omavahel. See pidi ära toimuma. See toimus ära. Ja nüüd neil on veel üks uus formaat, bitva silnejših. See on siis tugevaimate võitlus. Mitte lihtsalt tuleproov, vaid tugevaimate võitlus. Ehk siis seal võistlevad omavahel võitjad. Okei. Ja see pidi, nad ütlesid, et need filmitakse ära, nad lastakse ekraanidele ära ja siis alles valitakse uusi osalejaid. Ja nüüd see augustis on nüüd siis viimased mingid osad sellest tugevaimate tuleproovist. Vaatad sa ise ka seda? Korraks vaatasin, aga siis TikTokis vaatan neid lühiklippe ja siis vaatan. Ja seal on tugev konkurents. Oled ikkagi kursis, mis seal toimub? Ja et eelmisel aastal Anatoli, minu Taaro õpetaja, läks sinna. Mina jäin põnnama. Jäin ukse taha, mõtlesin, ei, ma ei julge. Aga siis ta sai esimesest katsest läbi tookord, teisest ei saanud. Ja ta sai teada seda, et esimese katse ajal soovis sinna saada 8000 inimest. Oh my god! Teiseks katseks tulid kohale ja jäid 300. Issand jumal. Siis ta ikka tegi kõva hüppe nii-öelda. Ja nüüd me proovime koos uuesti. Täpselt nii, nagu me läksime siia tuleproovi, me läheme ka sinna. Et vahepeal me läksime tülli omavahel ja siis nüüd me jälle kuskil pool aastat suhtleme, oleme jälle sõbrad ja lähme jälle koos vallutama tuleproovi. Tegelikult Eestist on päris mitmeid ju käinud seal Venemaal tuleproovi saates ja päris hästi isegi läinud ju. Väga hästi näiteks Marilyn Kerro. Nüüd ma eelmisel suvel sain temaga isiklikult tuttavaks, et ma tahtsin temaga tuttavaks saada, siis läksin ta vastuvõtule ja siis tahtsin ta õpilaseks tulla ja siis ta just korraldas oma esimese väljaõppe. Nagu koolituskursus. Koolituskursus ja sellise esimese väljaõppe, kus ma siis osalesin ja sain temaga lähedamalt tutvuda. Mingi grupp oli seal, olite kõik koos või individuaalselt? Koos grupis. Kuskil koha peal käimis või läbi online'i? Koha peal käisime. Ikka nagu õigasi. Et ikka Taarod olid ja Pendliga oli hästi põnev. Kinnised pillid olid ka, mis me pidime... Võimete arendamine. Ja käisime surnuaias, tunnetasime, kes seal maetud on ja ilma vaatamata ja... Siukseid asju tegime. Kas sul on endal ka plaanis midagi siukest? Hiromantiad vaatasime, elutee numbreid Hiromantia? Jah, see on need... käejooned. Palmistry, inglise käejoonte järgi siis lugemine. No ühesõnaga ESO teemad. Kas sul on endal ka plaanis millalgi kunagi või mingi mõte, et tahaks hakata nii-öelda teisi inimesi sellel vaimsel teekonnal niimoodi abistama, aidata, arendada neid? Ma peaaegu lõin Taaro kursust eelmisel aastal. Jah, ma olen näinud reklaame või sa räägid kuskil videos, et mul tuleb Taaro kursus välja ja tuleb Taaro kursus. Ma nagu hakkasin uurima, et ta tahaks ka, et kus see on siis nüüd? Kus see on siis nüüd? Ei ole? Sa põletsid oma Taaro kaardid ära? Ja, põletsin. Mõtlesin, et ma sain aru, et ma ei taha seda teha päriselt. Et Taaro ei ole see minu tee
ja ma nagu terve aasta, kui ma tegin seda, tegelikult ma tegin seda raha pärast ja ma nagu vägistasin ennast ära sellega, et ma teen ja ma tundsin, et tegelikult ma ei taha, samas see on väga põnev, samas ma tahaks õpetada ja raha tuleks, siis ma nagu jätkasin, aga südames ma tundsin, et midagi on nagu valesti ja päriselt ma seda teha ei taha. Ja siis mul oli ka produtsent ja ta nagu push'is mind kogu aeg nagu taha, et davai, teeme. Ja siis ma nagu tundsin ennast, et ma ei leia väljapääsu sealt ja kuidagi juba peab hakkama tegema ja tegelikult juba peaksin suht alguses nagu ütlema, et lõpetame selle ära, et ma ei tunne, et see on õige asi. Kui sisetunne ikkagi ütleb, siis tuleb kuulata seda, on ju. Ma ei osanud ja siis lõpuks ma lihtsalt lõpetasin ära selle asja juba siis, kui esimesed inimesed juba tegelikult maksid ära. Ja siis ma olin nagu, et kurat, ma ei saa, see ei ole õige ja tagasimakse. Vabandasin kõikide ees ja ütlesin, et ei tule. Aga see on ikka kõva samm, nagu et sa kuulad oma siset, ma olen ise täpselt samamoodi teinud osade asjadega elus, et täpselt inimesed on ära maksnud ja ma ütlen, teate ikkagi ei. Ja ma jään endale vaata kindlaks enda sisetundele, ma teen samamoodi tagasimaksed ja korras. Ja see on südarahul, ja sa saad hingata. Ja, aga mul oli veel produtsent, kes ei saanud oma protsendid ja nüüd ma maksan talle nagu osa sellest rahast vaikselt tagasi, mis ta oleks pidanud saama. 10% sellest, mis ta oleks pidanud saama, et me oleks niimoodi tasakaalustatud, kõik oleks tasakaalus ja siis ühel hetkel ma sain aru, mitu kuud siis möödus, võib-olla pool aastat möödus sellest hetkest, kui ma otsustasin, ma Taaro kursust ei tee, siis ma sain aru, et ma ei taha isegi Taarosid ise kasutada enam. Et aeg on niisama kanaldada infot. Tuli see päeva pealt või kuidagi ajapikku, see, et sa ise ei taha ka neid Taarosid enam kasutada? See tuli ajapikku. Ja et järjest vähem ma tahtsin neid võtta, aga inimesed nagu justkui ootasid minult, et mul on ju Taaro sessioon. Nad tahavad vaata füüsiliselt näha midagi. Näita mulle seda pilti, mis need siin räägivad. Sul on ju Taaro sessioon, et kuidas sa siis teed Taaro sessiooni ilma Taarodeta. Siis ma oli nagu, see oli minu peas, aga see oli nagu illusioon. Ja ma vajasin aega selleks, et aru saada, et ma võin täiesti lahti lasta ja kõik need asjad, mis tulevad, ongi täpselt. Ma niimoodi kontrollisingi, esitasin küsimust ülesse, mul tuli vastust, enda sees ma ütlesin selle vastuse, vaatasin Taarodelt ja oli täpselt sama. Ja niimoodi mitu kuud. Ja mis see saatuslik päev siis oli, kui sa võtsid selle tikud ja läksid ja põletasid need pakid kõik ära? Tegelikult mind inspireeris üks teine esoteerik, kes avalikult rääkis sellest ja tal oli ka see lahtilaskmise rituaal, et mis sõnu peab ütlema ja mida peab tegema selleks, et nagu lahti lasta ja tal oli siuke 1,5-tunnine live salvestatud ja kui ma kuulasin teda, siis mul oli nagu plõks, et jah, et see on õige, et ma ei pea enam rippuma nende Taarode küljes, et saada seda infot, et ma võingi päriselt otse, mul tulebki ja kanalduskursus on mul läbitud, mingi diplomad saadud, et kõik on jumala hästi, mida ma põen. Ja siis oligi niimoodi, okei, teeme ära. Ja nüüd inimene lihtsalt tuleb, ei näe mingeid kaarte, mitte midagi, vaid lihtsalt istub ja sa lihtsalt räägid talle. Ja. Panen silmad kinni, võtan ühendust vaimuga, hingega, vaimuga, jumalaga, algallikaga ja kõrgema minaga. Ja siis lihtsalt esitab oma küsimuse, siis ma palun esitan seda küsimust, mul tulevad pildid, vastused, kõik tuleb. Just tahtsin küsida, mis see protsess või see eelhäälestus on nagu enne seda seanssi, kas sa puhastad oma mingid ruumid, mingid kellukesed, palo santod asjad, või lihtsalt oled juba nii sa panid selle hea video, vaata, et amatöörid puhastavad nende salveid ja suitsude asjadega ja siis profid on lihtsalt nagu ruum puhas. Ja ma nii samastusin ja naersin, sest nagu ma ka kunagi ammu olen nagu kasutanud neid suitsutamisi asju ja nüüd on lihtsalt see davai. Tee mul nüüd välja. Korras. Välja. Ei, ma ei kasuta. Mul on need salveid, mul on terve suur karp, erinevaid neid lõhnapulkasid. Viirukeid, ja siis vahest ma panen, et toas lõhnaks hästi.
enamus kasutavad ja mingi rituaalid ja puhastused on ja suitsutame ja siis sa lihtsalt lõhna pärast. et ei ole sitane mul kodus, et ma teen läbi veebi tavaliselt ja siis ma tunnen, et mul ei ole selleks vaja valmistada ette ja ma lihtsalt mõnikord, kui mul endal mingisugust emotsioonid või protsessid on, siis ma lihtsalt võtan ühendust Jumalaga, ütlen palun Jumal, et aita mul kõik oma protsessid ja emotsioonid kõrvale panna, et need ei mõjutaks antud seanssi klienti ja seda infot, mis ma hakkan väljastama lihtsalt. Panen niimoodi omad asjad kõrvale, kui on nagu mega raske, aga tavaliselt ei ole raske, et hiljuti oli üks kord, kui mul oli nagu siuke, et kas ma peaks ära jätma selle sessiooni edasi lükkamast, kuidagi nagu väga kahtlane, rasked emotsioonid. Oled sa seda teinud varem ka, et lükkad edasi mingi sessiooni? Kas ma olen edasi lükanud? Ei ole. Olen pidanud lihtsalt aega vahetama näiteks, kui mul on mingi asi ees, et või midagi muutunud, siis ma olen nagu aega vahetanud, aga niimoodi edasi lükanud või ära tühistanud või kuidagi niimoodi ma ei ole. Osad kaardimoorid räägivad, et vaata, tuleb inimene, ta näeb tas midagi ja hakkab rääkima, siis inimene nii lukus ja ta ütleb ei ja siis me polegi midagi rääkida head aega. On sul ka siuksed olnud, et sa ei võtagi inimesest mingit infot vastu või lihtsalt inimene ei avane ja sul ei olegi taga nagu mitte midagi teha ja sa lihtsalt võtad ta nii-öelda vastu ja saadad kohe minema ka, siis siuksed asju ei ole sul? Mul ei ole niimoodi, et ma saadan minema, aga mõned inimesed on tõesti sellised ja tuleprooviski olid sellised inimesed, kes on nagu niimoodi, et mida sa räägid mulle, mis asi see on. Aga see info, mis tuleb, see on ju puhas ilma filtriteta. See on puhas info, mis on alateadvusest pärit. Ja tihtilugu sa räägid midagi, mul näiteks tuleproovis oli mingi meesterahvas, siis info tuli see, et naisega on probleemid ja siis ma hakkasin rääkima, mis neil seal toimub suhtes, mis on valesti, mis see naine tunneb tema vastu ja siis see mees ütles, et ei, meil on kõik korras ja pärast tuli eraldi minu juurde ja ütles, no kuule, ma mõtlesin selle üle järgi, mis sa mulle rääkisid ja tõesti on nii, tõesti ongi siis, kui kaamerad kinni juba olid. Ja selles mõttes, et väga tihti on niimoodi, et see on selline tasand, mida aju ei jõua kohe nagu vastu võtta. Ja kui su läbilaskmisvõime ei ole hea, ei ole nagu tugev, siis lihtsalt ei jõua sulle nagu kohale, kuigi see info võib olla tõene. Võtab aega natukene. Ja. Ja, et kõik asjad nagu riiulitele panna, et okei, et tegelikult see, mis ta rääkis, võib-olla ongi nii. Ja siis sa oled nagu okei, tegelikult siis jõuab kohale. Räägi natuke veel nüüd sellest Venemaa selgeltnägijate tuleproovist. Kuidas sa praegu selleks valmistud sa kuidagi, arendad sa ennast, teed sa mingeid harjutusi iga päev? Ei tee. Ei, ma lihtsalt tulen kohale. Ütlen, Jumal, aita mind. Nagu Eestis ja siis lähed ja... No, mis see Jumal sinu arust on? Mis see Jumal on siis sinu arust? Algallikas. Käid sa kirikus Jumala juures? Ei, ta on mul südames. Jumal on südames. Hiljuti ma kujutasin ette, et keegi küsib minu käest küsimust, et mis on Jumal? Mis on Jumal? Ja tead, mida ma vastasin? Ütlesin, Jumal on armastus sinu südames. Lihtne elus. Ja siis ta vaatas mind niimoodi. Nii tark vastus. Et ei pea käima kuskil väljapool mujal seda otsimas on. Ja tegelikult läbi oma hing asub meie sees. Me saame, see on nagu algallika väike osa, meie hing on osa vaimust, mis on väljaspool meist ja vaim on osa. Mis vahe just on? Räägi just, mis vahe on vaimul ja hingel? Hing on meie sees. Vaim ei ole meie sees. Kuskil üleval. Ja hing on see, mis ta asub meil kehas, tavaliselt siin rinnapiirkonnas. Ja ta on nagu kristallilaadne. Ja hingedel on erinevad värvid. Nagu aurad siis või? No midagi sellist ja erinevate omadustega hinged, erinevate värvidega, erineva pagasiga, erineva mäluga ja siis
ja on planetaarsed hinged, mis on reinkarneerunud ainult antud planeedil, on tähehinged või täheseemned, nii-öelda starseeds on see, kes on siis rännanud ka teistel planeetidel olnud väljaspool seda, et erinevad on hinged. Ja erineva nii-öelda fragmentatsiooniga hinged, mis tähendab seda, et mõnel see hinge suurus, siis ütleme niimoodi maht või kogus on väiksem, see osake, mis on meie sees, on väiksem, mõnel on suurem. Ja mida mahukam see hingeosa on, seda suuremate ülesannetega on see inimene, kes on siia kehastunud, seda rohkem talle on nagu antud võimet, potentsiaali arendada, üldse midagi siin maailmas luua. Kas on ka siukseid hingesid, kellel ei ole ühtegi ülesannet? Või kõigil on kas või mingi väike ülesanne? Kõigil on ülesanned. Sellistel hingetel, kellel on väga suur fragmentaarsus, ehk siis tal on väga väike, no ütleme niimoodi siis väga väike hing. Mõned isegi ütlevad, et on inimesi ilma hingeta. Hingetud. Ja ma ei ole isiklikult kohanud, et ma ei oska siin nagu seisukohta võtta, aga ma olen näinud selliseid inimesi, kellel on nagu väga siuke lihtne, no oletame, et selline, toon näided, et munitsipaalmajades, korteris, sotsiaalkorterites sellised, ütleme, joodikud või inimesed, kes ei oska nagu oma elu järje peale tulla hästi ja neil on hästi raske olnud näiteks lastekodust pärit või niimoodi ja oletame, et neil ei ole antud seda intellektuaalset potentsiaali, et õppida, et on koolis olnud raske, et on ju mõned inimesed, neil on kergem õppida, mõnel inimesel on raskem õppida ja oletame, et need on sellised inimesed, kellel on üliraske õppida, üldse midagi meelde jätta ja kuidagi üldse nagu jõuda elus, siis neile, oletame, et neil on väike see hingefragment ja siis neile antakse sellised väiksed ülesanded, näiteks mitte juua, luua pered, lihtsalt käia tööl. Nagu siuksed siseringi, siuksed väiksed. Siuksed väiksed lihtsalt, et kas või natukene ta jõuaks nagu oma elus paremasse kohta. Kas või et käi tööl näiteks või ära joo. Et see ei peagi ja siis... tema jaoks ja tema jaoks see ära joo on meie jaoks nagu suur asi, nagu mingi väga suur asi. Et, igal ühel oma ühesõnaga. Vaata midagi kuskil ja jutt meil pooleli. Vaim. Ja mis vahe oli hingel, vaim, nüüd rääksime hingest, nüüd vaim on siis kuskil. Vaim on meie kõrgem mina, ta on siis kuskil. Nagu Sims, see roheline kristall pea kohal. Huvitav. Ja, et vaim on tavaliselt väljaspool mingil teisel tasandil ja see on nagu meie parim õnnestunud kehastus, mis juhib kehastusi. Meil paralleelselt võib olla erinevad kehastused maa peal ja see on see süsteem, mis juhib neid. Mõnel inimesel vaim on üks, aga inimesi on kaks. Võib-olla üks, võib-olla kaks, võib-olla rohkem. Päriselt. Kui see kaks, siis nimetatakse nii, et näed, kui vaim on üks ja kehast on kaks, siis näed, need on kaksikleek on ja mis see kolmas siis on kolmikleek või? ja siis on mõnikord veel niimoodi, et on ka erinevatel planeetidel samal ajal. Wow. Ja, et see on siis struktuur, mis juhib neid kehastusi, mis tal siin asuvad. Sinu pealmine juhendaja siis, ütleme niimoodi, pealmine õpetaja. See ongi siis see vaese kõhutunne, sisehääl. Ja kui sa kõhutunne, sisehääl ja et see vaim tuleb vaimult, tuleb intuitsioon, see info, mis tuleb vaimult. Ja kohe ma jõun vett. Sa võid seda rääkida, kuidas nagu inimene saab paremini hakata ennast usaldama. Vaata, hästi palju tulevad need ego asjad peale, mingi teine hääl, loogika on ja. Et võib-olla see vaim ütleb nagu õiget asja, kõhutunne on õige ja siis hakkad mõtlema loogiliselt ja siis rikud kõik selle vastuse või selle suuna ära. Kuule, see on igavene küsimus, et mõistus ja süda, kuidas kokku panna tööle niimoodi, et nad omavahel ei sõdiks. Sul on siukseid olukordi olnud?
mul on kogu aeg, ma olen inimene mul on kõigepealt inimene, Anastasia ja siis olukorrad ja omad õppetunnid ja millest ma üle ega ümber ei saa, isegi kui ma olen mingi selgelt näge, on ju. Mul on ikka omad õppetunnid, ikka süda ja mõistus on nagu... Oled sa ajas kuidagi näinud või vaadanud tagasi ja näinud, et sa kuidagi arenenud või õppinud rohkem just seda südame häält kuulama? Jaa. Et see on täitsa võimalik areneda ja arendada. Lihtsalt tagant järgi sa kuuled, okei, et siin ma ei kuulanud, oleks pidanud kuulama. Tuleb järgmine kord, siis sa jälle tavaliselt tagant järele saad aru, et ma oleks pidanud kuulama oma intuitsiooni. Mul on nii pidi ka olnud, et ma olen selles olukorras ja mõtlen nagu mu süda ja aju ei tee koostööd absoluutselt. No vaatame, mis juhtub seekord, kui ma südant kuulan. Ja see pärast tagantjärgi vaadata, see on nii lahe lihtsalt, see on mingi yes, ma tegin õige otsuse. Jaa, mõnikord see on lahe, aga mõnikord see ei ole üldse lahe, kui sa kuuled oma südant. Sellepärast, et see võib õppetunnid vaata, on kohustuslikud läbimiseks. Ja ma tahtsin, et antud olukorras see ei olnud lahe, aga tagantjärgi vaadates saad nagu, no kuidas see universum nagu suunab sind, et kõik juhtub nagu põhjusega ja voolad lihtsalt läbi. Selles mõttes lahe. Et süda võib viia sind valusasse kohta, mis vajab tervendamist. Näiteks mingisse suhtesse, mis ei tööta, mingisse suhtesse, mis toob üles kõik sinu lapsepõlve traumad. Ja sa seal lihtsalt vannud, et niimoodi, kurat, kuidas ma ei kuulenud oma mõistust, et läksin südame järgi selle mehega koos ja nüüd ta petab mind ja nüüd mul kõik lapsepõlve hülgamist traumad on üleval. Aga tegelikult see toimub selleks, et nad saaksid nähtavaks ja tervendatud läbi selle. Et sa läheksid psühholoogi juurde, hakkaksid tervendama seda hülgamistraumad, et see kõik on põhjusega. Aga kui inimene läheb nüüd tavapsühholoogi juurde, kas seal on mingi vahe ka, et läheb ta mingi esoteerilise psühholoogi juurde või selle tavalise nagu kliinilise, meditsiinilise psühholoogi juurde hakkab siis rääkima nagu sellest, et jaa, näed, mul siin hing ja vaim ja mis see tavapsühholoog vaatab, et millest sa räägid, on ja? No, või neil ikkagi ka õpetatakse mingisugust sükest vaimsemat tasandit või? No, kuidas sulle öelda, et nii nagu erinevad inimesed on ka meditsiinitöötajad, kes usuvad sellised asju. Ja on ka vaimseid esoteerikaid, kes psühholoogia ei usu või ütlevad, et ravimid on kurjast. Ja... siin ongi see koht, et need samal tasemel vibreerivad inimesed saavad kokku, on ju. Et näiteks kui sulle sobib see inimene, siis sa lähedki tema juurde, kui sulle sobib see inimene, sa lähed tema juurde. No hästi erinevad on, hästi erinevad ja ma alati soovitan, et kui sa käisid ühe psühholoogi juures või psühhoterapeudi juures või konstellööri juures, neid on nii palju. Baariteraapia, mingi esoteerik, selgelt näge, nõid, kaardimoor, neid on nagu terve, võt nii palju. Et lihtsalt mine sinna, kus sa tunned ühendust ja usaldad. Kui sa tunned, ja kui seda sidet ei juhtu olevat, siis lihtsalt otsi edasi. Katseta. Käi läbi ja leia see, mis sulle sobib. Sest need psühholoogilised meetodeid, sa ei tea, kui palju neid on. Neid on lihtsalt niimoodi transpersonaalne, kliiniline, DPDG. Siis on psühhoteraapia, siis on gestaltteraapia, siis on... Siis on veel, ma võin niimoodi jätkata neid niimoodi lugemist, et meetodeid on nagu mega palju. Rääkides lapsepõlve traumadest, siis nüüd nagu ma ise olen näinud, et viimastel aastatel nagu see on järjest aktuaalsem on ju, et vanasti inimesed ei teadnud sellest midagi ja kantigi oma seda traumat põlvest põlve edasi on ju. Et praegu, kuidas sa ise näed, et kas sinu vastuvõtule tullakse nende lapsepõlve traumade teemadega, kas inimesed on sellest rohkem teadlikud, üritavad nad ise kuidagi tervendada, kas ise seisvalt üldse saab oma lapsepõlve traumat tervendada, mis selleks tegema peab? Hästi palju rohkem on teadlikumad kui enne, siis ütleme niimoodi nõukaajalt see psühholoogia ei olnud populaarne, sellepärast et psühholoogi vastuvõtt tähendas seda, et sind pannakse hullarisse. Ja sealt ongi see, et ma olen ju normaalne, et see vanem põlvkond, kui talle, ma ei ole hull ju, ma olen normaalne inimene, et see vanem põlvkond on sealt see pärit, sest psühholoog tähendas hullumaja. No päris tähendaski viidigi minema, et seal olid psühholoogide vastuvõtud, mitte lihtsalt niimoodi vabalt.
et järjest rohkem tulevad ja me lihtsalt isegi kui esmaselt ei tule lapsepõlve traumaga, siis pärast lihtsalt need juurpõhjused tavaliselt on Lähevad ikka sinna tagasi. ja sinna lapsepõlves. Et mis see teine pool küsimusest kas inimene ise üldse saab oma lapsepõlve traumat tervendada? Mis ta selleks tegema aga peab? see on nagu mega keeruline. Mis need lapsepõlvetraumad siis sügavamad tuumtraumad on siis meil hüljatus, mahajäetus, üksindus, tavaliselt väärtusetus, see kõik sinna paika, ebapiisavus, et kus, ma ei tea, vanemad käisid kogu aeg tööl ja sinu jaoks ei olnud aega, siis sa tundsid ennast üksinda. Ja nüüd, kui inimene hakkab näiteks mediteerima ja toob üles need tundeid, mis olid lapsepõlves, siis ta võib lihtsalt avatuks jääda see on nagu retraumatisatsioon. Et sa teed selle trauma lahti, aga sa ei oska sellega midagi peale hakata ja siis see üksinduse haav lihtsalt jääb avatuks, siis sa lihtsalt niimoodi tiksud selles, et see ei ole kasulik, see ei ole turvaline. Sellepärast ma soovitangi psühholoogi, terapeudi juurde alati minna, et see on spetsialist, kes turvaliselt loob sulle ruumi, et avada sellele väiksele tüdrukule või poisile sinu sees seda ruumi, kus ta saab väljendada seda üksindust või mahajäetust, hüljatust, väärtusetust, ebapiisavust ja siis ta võtab sul käest kinni ja aitab sellest välja minna. Ja kuidas sina lapsepõlve traumadesse lähed läbi hüpnoosi või lihtsalt istute kliendiga vastamisi ja räägite? Sa mõtled, kui mina olen klient või kui mul on klient? Kui sul on klient, näiteks keegi tuleb su juurde? Klient, tavaliselt hüpnoosis, et see tuleb hästi kiiresti. Hüpnoosis, konstellatsioonides ka tulevad lihtsalt niimoodi üles. Kiiresti, kergelt. Ja siis lahendame ära ja korras või? No päris nii lihtne see ei ole. Et see tuleb ikka mitu seanssi teha, läbi käia. Mida sügavam on trauma, seda rohkem aega see võtab tervendamiseks ja võib ka terve elu terveneda ja mingid uued kihid välja tulla. Absoluutselt. Nii sügav. Jah, et see elukool on meil selline. Et uus partner, järgmine kiht traumast, ma ei tea, uus äri, järgmine kiht traumast. Siis tuleb mingid parasiidid ka veel kuskilt välja. Ja teemonid olemas. Oled depressioonis, trauma tuli üles, jood algsi, et seda alla suruda ja siis tere teemonid. Ja siis Anastasia, aita. Kas mul on teemonid küljes? Loitsud ja needused. Mul pandi needus peal. Kurat, sul on depressioon. Vaata. Ja mis need esimesed sammud oleks, kui nii inimene vaatab, on depressioonis, tahab välja tulla, mis ta tegema peaks kohe esimese asjana? Psühholoogia või psühhoterapeudi juurde minema. Aga kui ta ei suuda? On kodus ja mõtleb, läheks, aga ma ei suuda. Mis ta ise siis veel kodus teha saaks? Kui ta juba suudab vaadata YouTube'i või midagi sellist, siis ta võiks proovida minna ka kuskile. Või kas või läbi veebi võtta omale mingi. Ma just tahtsin öelda, et sa ju teed läbi veebi ka neid nii-öelda seansse. Mina teen ja väga paljud teevad ja mingi kriisiabi, eluliin on meil siin isegi tasuta asjad, tasuta psühholoogi abi isegi on võimalik saada. Et päris depressioon on selline, et sa ei suuda isegi voodis tõusta, sa situd ennast täis seal voodis. Et sul ei ole mingit mahtu vaadata mingit. See on ikka see kõige madalam punkt juba. See on depressioon, aga kõik muu on lihtsalt siuke kurbus. Depressiivne tunne. Tunned ennast depressioonis. Allasurutud, kurb, siuke masendunud seisund, aga see päris depressioon on kliiniline. Siis see, et inimene ei suuda püstigi tõusta ja see on hästi õudne. Ta ei suuda süüa, ta ei suuda juua, ta ei suuda vetsu minna, ta peab vedama niimoodi küljest. Ta situb sinna, kus ta magab, lihtsalt vaatab lakke. See on hästi ohtlik. Kes siis appi tuleb? No sugulased tavaliselt, sugulased või mingid sotsiaaltöötajad. Et see ei ole tegelikult kõige ohtlikum seisund. Mis veel ohtlikum on? Ohtlikum periood on siis, kui see jõuetu inimene saab natuke energiat juurde
ja siis see on see moment, kus tal nagu tuleb jälle tagasi, tuleb nagu aru või nagu korraks pähe ja siis sellises faasis inimesed kalduvad enesetapu suunas, et kui sa oled depressioonis, sul ei ole jõudu viia seda läbi, aga kui su korraks tekib see moment, et mul on jõudu, siis sellises faasis inimesed tihti teevad enesetappe. Et see on nagu ohtlikum. No, tegelikult on palju ohtlikke seisundeid veel ja erinevaid vaimseid haigusi, mis on reaalsed, mis nagu näiteks välja mõeldes skisofreenia näiteks. Skisofreenia on päris õudne. Mu emal oli skisofreenia. Mis seda põhjustab? Skisofreeniad on erinevad. On paranoidaalne skisofreenia, paranoidaalne oli siis minu emal. Siis on vene keeles on see bred, et nagu hallutsinatsioonid. Mis nende vahe nagu on? Paranoia on see jälitushirm. Jälitushirm. Et keegi kuskil kogu aeg jälitab ja tahab sind ära tappa, paljaks varastada. See ei ole see, et sul peas mingid hääled räägivad sinuga? No võivad hakata, et keegi on ukse taga. Kuuled. Et meil emaga juhtus lapsepõlves, et teda taheti ära tappa ja traumast jälitada. Põhjustatud ja. Siis see võib olla traumast põhjustatud, see aga ei pruugi. Võib niisama lambist ka tulla või? Ja see on tegelikult geneetiline. Kaasa see geen võib nii-öelda avaneda, võib mitte avaneda lihtsalt. Ehk et teatud keskkonnamõjudel näiteks. Ja. Mis näiteks? Ja traumapõhiselt võib tekkida ka nagu tühja lihtsalt, isegi kui sul geenides ei ole. Okay. Ja mis see teine oli? Siis teine on hallutsinatsiooni-eeline. Et sa näed lausa? Ja. Et see võite vaadata näiteks sellist filmi nagu Beautiful Mind. Et seal ei hakka spoilima. Ära spoilima. Oot, aga kust inimene nüüd teeb vahet, kas tal on see skisofreenia ja ta näeb neid varje või tal on vaimsed anded ja ta näeb mingeid varje ja vaime? Väga, väga hea küsimus. See on nagu sajandi küsimus. Et ei saagi väga hästi aru. Et kui ma vaatasin seda Beautiful Mindi, siis mul oli nagu wow, et mis seal lõpus oli, et tegelikult see oli skisofreenia. Kõik, mis ta kas nägi. Siis väiteks kõrvalt inimesed võivad seda märgata, mitte sa ise on ju ei saa aru. Siis on vaja nagu seda tagasisidet nii-öelda välismaailmast mingite inimeste kohta, et mis nad sulle peegeldavad, et tegelikult kuule, sa elad fantaasias, et tegelikult see ei ole reaalne. Tegelikult või sa räägid, ma ei tea, inimene on näiteks surnud ja siis su aju ei suuda seda vastu võtta. Ja loob selle surnud inimese ellu tagasi nii-öeldes. Aga see on ainult sinu peas. See ei ole peen maailm. Aga kui sa oled empaat ja päriselt nagu saad suhelda nende surnud hingede ja asjadega? No see hing, mis suri, ta võib küll siia mingiks ajaks jääda, ta võib isegi kummituseks jääda, aga võib ära minna nii-öeldes teispoolsusesse, et järgmist elu räägi sellest natuke, kui see hing jääb nagu kahe maailma vahele kinni, mis on kummitused, kui kaua peale surmada siin kuskil vahel on mingi 40 päeva või mis iganes see aeg oli. Räägi natuke sellest teemast. Et tavaliselt on, kui keha on surnud, siis jah, kuni 40 päeva võtab see... Ongi 40? No jah. Et see on see aeg, kus on ümbermineku periood, et ta ei ole veel läinud, aga ta ei ole juba nagu kehas ja ta nagu valmistub selleks, et minna teispoolsusesse. Siis ta lihtsalt hõljub siin ringi kuskile? No, käib sugulaste juures, vaatab, mis toimub. Tere, tulin hüvesti jätma. Ja siis, kui on selline, mis puhul tekivad kummitused, miks nad nagu tekivad? Kui surm oli näiteks hästi vägivaldne. Või enesetapp näiteks. Või hästi ootamatu, äkiline autoavarii. Ta ei olnud nagu valmis minema. Ja valmis ei olnud minema. Või hästi vägivaldsed surmad. Ma ei tea, pandi keldrisse kinni inimest, seal ma ei tea, vägistati aastaid, siis suri nälga, siis see hing võib sinna kinni jääda ja muutuda kurjaks vaimuks. Et need on sellised... Et ikkagi kummitused on olemas. Absoluutselt. Et need õudukad, mis on tehtud nendest kurjadest vaimudest,
väga tihti need on tõesed. Kõige hullem õudusfilmide juures minu arust ongi see based on true story, siis on nagu ekstra õudne, on ju. No need tegelikult on kõik filmid tegelikult, mis on loodud, see on minu arvamus, et need ei ole tühja koha pealt toodud, et see info on kuskilt võetud. Kas alateadvusest, kas infoväljadest, kas oma mingi hingemälust. Kuskilt see mitte miski ei pärine ei kusagilt. Nii, et mis on kohustuslikud filmid, mida vaadata, näiteks Avatar, Interstellar. Ja kes tahab skisofreeniast, siis Beautiful Mind, meelemängu, või kuidas see eesti keeles on, ma ei tea. Siis Dune on päris huvitav teiste planeetidega, näiteks seal on see, et ma sain teada, et araablaste kultuur pärineb sellest Arrakise planeedist, mis on Düünis. Seal on Arrakise rahvus, ma ei tea, kuidas seda nimetada eesti keeles. Arrakise siis rahvus ja see kultuur ja keel, see selgelt pildid tuli niimoodi, et see kultuuri genoom pärineb siit ja see kultuuri genoom pärineb sealt ja siuke põnev. Ja tähesõjad, Star Wars, see on ka nagu päris asi, mis toimus. Dokumentaalfilm. Ja. Kõige sellisem meie ajale lähedasem on Westworld. Ma ei tea, kas sa tead? Westworld, jaa. Ma olen üldse väga vähe filme vaatanud. See on seriaal, seal on 4 hooaega. Aga see on see, mis toimub praegu planeet Maal. Ütle uuesti filmi nimi. Westworld. Siis näiteks paralleelreaalsustest, kui te tahate näha, siis on OA. Paralleelreaalsused, alternatiivreaalsused, kuidas see kõik omavahel töötab, korreleerub. Siis on mis asi see oli? Dark oli vist see on erinevatest aegadest ja aja vahel nagu rändamisest? Liikumisest? Ja liikumine siis erinevate aegade vahel oli siis dark, tume. Nii et on mida vaadata. Siis on veel 1899. Seal on ka simulatsioonist. Matrix. Jah, kõige lihtsam, number 1. Kusjuures mõned ei ole näinud. Mina ka alles siin aasta, 2 tagasi nägin esimest korda. Ja. Ma ei ole üldse filme midagi. Ja Matrix on dokumentaalfilm number 1. Kust alustada? Matrixist. Oota, tuleme tagasi nüüd kummituste juurde. Oled sa ise kummitustega kokku puutunud, on tulnud inimesed su juurde, mul kodus kummitab, mul käib kaasas mingi kummitus, aita ära ajada. No ma tean, eelmises elus sa olid eksortsist, aga selles elus? Ja, et kohe räägin. Et oli üks klient, kes see oli ridaelamu ja ta väike laps nägi mingeid vaime ühesõnaga. Ja siis ta muretses niimoodi ja ütles, et kas on võimalik tulla üle vaadata, mis siin toimub, et siin on raske ja laps ka nagu näeb mingeid vaime. Väljas müristab. Ja siis tulime koos ühe tüdrukuga kohale Kaidiga ja siis see, mis ma sealt nägin, oli see, et akna taga oli mets. Ja see mets oli nagu väga-väga kahtlase energiaga. Ja kui ma ühendusin selle energiaga, mul tuli hästi-hästi palju erinevaid hingesid, kes lihtsalt vahtisid mind niimoodi. Ja siis ma läksin ja küsisin, et mis asi seal metsas siis on. Kas seal on mingi massihaud või mis iganes. Ja siis ta rääkis, et seal on teise maailmasõja aegne või esimese maailmasõja aegne massihaud, sõdurite massihaud, Saksa väe sõdurid siis
kalmistu, ehk siis terve see mets oli neid täis ja nad lihtsalt võisid vabalt kõndida niimoodi toas. Ja need kõik ongi siis need, kes on kahe maailma vahel kinni sellest sõjaajast ja ei ole saanud. Hästi paljud on. Aga kuidas nad sealt välja saavad? Nad ei saagi. Ei saagi mitte kunagi. Jäävadki kahe maailma vahele. Ja? Ma ei tea, võib-olla kunagi saavad, aga neid oli nii palju, siis ma mõtlesin, et kas ma lähen neid vabastada, siis mõtlesin, ei, see on too much. Ma tahtsin küsida, kas nagu... Siis ma lihtsalt mõtlesin, et okei, jätan jumala hoolde. Ma ei tea midagi, ma lähen edasi. Suur töö ühte hinge vabastada? No... sõltub. Okay. Sa pead vestlema selle hingega ja sa pead nõusse saama teda, näitama talle seda kasumlikkust. Mõni hing üldse unustab ära, et on võimalik edasi minna. Ja siis sa tuletad meelde talle, et kuule, et meil on ka siuke võimalus, et sa lähed valgusesse praegu ja siis sul on võimalus ümber sündida. Aga jah, siis sa pead, ma ei tea, mingid oma karmad puhtaks tegema, aga siis sa saad uuesti sündida inimesena siia, sa ei pea enam niimoodi siin olema vahel. Nagu, kinni olema, nagu ma ei tea, mingis põrgus lihtsalt olema. Ja mis siis sai? Ja siis sa nagu räägid sellega ja siis sa pead ta nõusse saama, et ta tahaks. Aga seal metsas? Minna. Sa lihtsalt seal metsas ma panin kõik need aia juurde, ma panin kaitsed üles ja palusin, et tegin nende hingedega seal kokkuleppe, et nad siit kaugemale ei tule ja ei tule nagu majja sisse. Ei tule majja, ei tule üldse aiamaale. Et nad jäävad nagu sinna taha ja ei sega ja see pere ei sega neid, nemad ei sega pere, aga isegi kui ma vaatasin sealt kaugelt, oli tunda neid, et see on nagu päris õudne ja ma arvan, et ma kahtlen, et see ridaelam on ehitatud ka mingi sellise koha peale. Peal lausa. Et on olnud juhtumeid, kus ka territooriumil on mõni poodu olnud näiteks üle 200 aasta tagasi näiteks. Ja siis need ongi need majad, kus kummitab. No ja. Ja siis sa lihtsalt pead vestlema sellega. Mõned on kurjad, mõned tahavad sind ja siis sa ütled, tahad inimeseks saada, tahad uuesti keha omada, tunda, kuulda, näha. Mis need tavalised lood on, et kas lihtsalt inimesed kas näevad või kuulevad vahest ju ka nagu füüsiliselt need kummitused hakkavad, ma ei tea, uksed pauguvad, et mis sinul kõige hullem teada olev siuke juhtum on, et ma ei tea, ma olen näinud videosin, et muidugi tehtud või midagi, aga köögis sellised noad hakkavad lendama, on ja mingid siuksed asjad juba, mis see kõige hullem on, nagu mis need kummitused teha saavad füüsiliselt. Kuule, ma päris kummitustest ei tea. Ma ei ole niimoodi kohtanud selliseid poltergeiste, mis oleks nagu nii võimas jõud. Aga deemonid küll. Kui nad võtavad inimese keha näiteks üle, siis nendel võib olla nii loomalik jõud, et nad võivad inimene ise hakkab siis tõsta ühe käega ja ma ei ole näinud, aga üks minu kolleeg Gruusiast, kes on ka võitnud tuleproovi, et ma kohtusin temaga, tutvusin, et pidasime vestlusi maha ja siis ta rääkis oma kogemusest, kuidas ta oli mitte kirikus, vaid monastõr. See on nagu klooster. Ta oli kloostris ja siis nad käisid, ta oli noorest peast kloostris ja siis nad käisid ta oli mingi 16 või 14 või midagi sellist. Nad käisid väljasõitudel, kus kutsuti, siis olid seestunud inimesed deemonitega ja olevat lihtsalt tõstnud, ma ei tea, diivaneid ja lömastanud inimesi selle diivaniga. Nii et ära karda mitte kummitusi, vaid karda inimesi, on ju? Inimesi. Eriti need, kelle sisse on mingid deemonid läinud. Ja... No tegelikult ma arvan, et tavalised inimesed võivad isegi palju hullemad olla, et ei pea olema seestunud selleks, et olla deemon. Kuidas see asi üldse juhtub, et see deemon? Ei pea olema seestunud deemoniga selleks, et olla ise deemon. Ja nagu öeldakse, ära karda kummitust, vaid karda inimest. Aga kuidas need deemonid üldse saavad inimese sisse? Nagu kas inimene ise avab mingid portaalid või lihtsalt deemon, tavaline inimene, ma ei tea, tervislik, rõõmus ja siis deemon tuleb ja on su sees? Või sa pead ikka ise kuidagi avatud? Tavaliselt niimoodi ei tule tervislik, rõõmus ja on sul sees. Tavaliselt on väiksed lapsed, kuna need on ise hästi avatud, neil ei ole kaitseid. Ja, räägi sellest, et kui ongi väike laps, kes näeb, kuuleb, on mingid kujutetavad sõbrad on ja siis vanemad kuidagi
kuidas vanem käituma peaks, kui ta laps hakkab talle rääkima, et emme, ma näen seda, mul on see sõber või räägib oma eelmistest eludest, nüüd ma olen päris palju TikTokis näinud videosi, kus väiksed lapsed räägivad oma eelmistest eludest, on ju, kuidas vanem, mis ta tegema peaks, kuidas ta reageerima peaks? No minu juurde on ka tulnud vanemad, kelle laps on näiteks lapsest saati reptiilidest rääkinud. Ja siis tuleb ja küsib, et mis ma peaks nagu tegema, siis õnneks on nii palju teadlikkust, et seda kõike mitte alla suruda, maha suruda lapses, et toetada lihtsalt teda ja võib-olla kasvatada oma teadlikkust nendest asjadest, mitte alla suruma, maha suruma, kõik kanalid kinni panema. Et see on see vana kool, mis ütles, kuule, ei, seda ei eksisteeri, et noh, sa võid... Meil on aasta 2025. Ja, et okei, sul on siin mingi sõber, okay. Aga räägi mulle, kuidas ta välja näeb ja mis ta seljas on ja on mis ta teeb üldse. Aga äkki räägime temaga koos, et mis ta nimi on, et äkki vestleme, sa võid mulle rääkida, mis ta räägib ja et pigem toetada seda. Ja sellepärast, et see on psüühika, mis ma tahan sellega öelda, et no kui need ei ole kahjulikud, need asjad, mis see laps võib näha, nii kaua, kuni see need kahjulikud pole, nii kaua on see okei. Aga kui ta näeb mingeid deemoneid või mingeid asju, siis mis kuhu ikka pöörduda kirikusse näiteks. Et kui päriselt näebki mingeid deemoneid või hakkab, siuksed ka õudukad on, kus lapse sisse läheb mingi tegelane ja siis sa vaatad seda last, et see ei ole enam minu laps. Käitubki nagu väike teemon. Ja siis võtad lapsel käest kinni, lähte kirikusse ja... Või tood kirikupapi koju ja et kuhu ikka tavaliselt minnakse, kui on mingi väga kahtlane asi kodus. Aga see on väga harva muidugi. Tondipüüdjad kutsutakse kohale. Aga noh, kus meil jutt jäi pooleli veel, sa rääkisid kummitustest ja enne seda meil oli ikka see hing ja vaim. Hing ja vaim ja jumal ja. Me jõudsime skisofreeniani vahepeal. Jumal ja kus me sinna hinge ja vaimu üldse jõudsime? Jõudsimegi läbi Jumala, jah, et see on igas inimeses enda sees on ja... Hing ja vaim ja allikaga ühendatud. Vaim on see, põhimõtteliselt on niimoodi, et kui me keha sureb ära, siis meie hing nagu eraldub, siis ta läheb nagu ülesse, vaimu juurde. Siis selles vaimus nii-öelda siis toimuvad mingid karmalised lugemised ja mingid edasivaatamised, kas saadetakse tagasi maale või läheb kuskile edasi. Et vaim vaatab, et mis sa hästi tegid, mis sa halvasti tegid. Mitte ainult vaim, seal on nagu hästi palju erinevaid süsteeme. See kohtu nagu mõistmine. Hästi mahukas selline süsteem. Karmaline nõukogu või mingi siuke asi on universumis. Jah, räägime karmast. No räägime. Võib-olla mõni ei teagi, mis see karma on ja mõtlevad, et see on mingi karma, aga universumi seadus. Karma. Mis on karma? Positiivne, negatiivne. Karmal on nagu erinevad tähendused. Üks tähendus on näiteks see, et karma on lihtsalt need ülesanded, mida sa pead täitma. Mis tähendab seda, et sul on teatud hulk ülesandeid ja kui sa täidad näiteks 70% ülesannetest ära ja 30% ei täida, siis need 70% loetakse nagu plussi ja need 30% loetakse nagu miinust. Nüüd tulevad siis järgmine elu sulle uuesti kaasa. Ja siis järgmine elu on sul jälle 100% ja pluss 30% seal tagapagasis need ülesanded, mida sa ei jõudnud täita. Aga kui 100% kõik tehtud saab? Siis võetakse sealt tagapagasist teistest eludest, mis sa ei jõudnud täita. Siis mõnikord ongi niimoodi, et elu läheb hästi, siis sa saad aru, et okei, ma olen oma karma nagu kõik need üles, olen heas kohas on ju ja siis sulle hakatakse vaikselt andma nagu eelmistest eludest. Ja need muud, mis sa ei jõudnud ära teha, need ülesanded. Lisaks sellele on siis selline karma, mis ongi see, et kui sa teed midagi väga halvasti, näiteks ise tekitad endale juurde seda negatiivset siis? Noh, nii öeldes ja.
et kui sa näiteks tapad inimese, siis ühes elus, siis mingis teises elus sa pead olema see, keda tapetakse. Ise läbi kogema siis juhtuks. Ja see on nagu tasakaalustamise süsteem, see ei ole karistuse süsteem, see on tasakaalusüsteem. Et kui sind selles elus väga palju petetakse ja sa kardad jälle petta saada, võib-olla sina olid see, kes hästi palju petab mingis teises elus ja sa lihtsalt ei näe seda. See karma võib olla teistest eludest, karma võib olla selles mõttes selles elus, et see võib avalduda juba üsna kiiresti. Et mingid asjad on siis ülesanded, nagu mis sulle kaasa antakse, sa pead läbi õppima kogema ja siis sa saad ise lisaks veel juurde teha endal midagi nii-öelda halba karmat siin, et siis järgmistes eludes ise seda nagu läbi kogeda. Tasakaalustada ja kogeda ja lõpuks, kõige lõpuks see on lihtsalt, kõik lihtsalt on kogemus. Et mingi negatiivne asi, see on ka lihtsalt kogemus, mida me kogeme selleks, et rikastada oma hinge. Aga kui eelmistest eludest ka nüüd kõik need miinused saavad plussideks tehtud ja sul on kõik tehtud, mis siis saab? Siis on tore olla. Siis sa saad mõelda, et kas sa tahad uuesti tulla siia või sa tahad kuskile uude kohta minna avastama. Või võimalik on minna mitte ainult teisele planeedile, võimalik on ka minna, tulla siia maa õpetajate süsteemi, hakata nii-öelda õpetajateks. Siin on need tasand on, kus on õpetajad, mentorid, kuraatorid ja neid tavaliselt nõiakeeles nimetatakse kaitseingliteks. Aga need on siis füüsilisel inimese kujul või siis nad on kuskil teises? Need on peentasandil, need toetavad meid ja suunavad ja need siis sa oled nagu see vaim ilma kehata? No sa oled nagu mingi teadvus ja sul on mingi olek, mingi vorm, aga see ei ole nagu vaimu vorm. See on mingi teine peenvorm. Need inglid, neil on nagu erinevad. Inglid ja õpetajad on nagu erinevad asjad. Õpetajad on tavaliselt need ülestõusnud inimesed. Need nii-öelda pühakud, sellised asjad, need on õpetajate süsteem. Inglid, kes pole kehastunud siia inimesteks kunagi, need on eraldi. Siis on veel palju erinevaid tegelasi meil siin universumis. Näiteks? No demonid on ka, et see on tume hierarhia ja tumedad õpetajad. Kui inimene ei saa paitustest ja toetustest aru, siis kutsutakse kohale tumedad õpetajad, kes annavad talle niimoodi piitsa. Enne antipräänikut aru ei saanud, siis saab piitsa. Ja. Sellepärast, et need tumedad õpetajad toimivadki siis läbi valu, läbi selliste valusate õppetundide. Et kui sul on mingi ülivalus õppetund, siis sa võid mõelda seda, et sind võttis ette sinu karmim õpetaja. Sest meil on erinevad õpetajad, meil ei pruugi ainult need nii-öelda valged õpetajad olema, kes sinu hoiavad ja paitavad, sest inimesed fucking ei saa paitustest aru. Õpitaksegi, arenetakse läbi valu, on ju. Et jalamurd ja enam ei saa tööl käia. Ja siis õpid. Aga kui ei õpi, siis tuled ja järgmises elus teed jälle. Siis veel rohkem, nii kaua, kuni sa õpid ära. Need ongi need inimesed siis, kes ütlevad, miks mina jälle selles situatsioonis ja miks mul jälle halvasti läheb jälle sees üks sama situatsioon kogu aeg tuleb. Seni, kuni sa ära õpid, läbi töötad. Kuni sa ei välju sellest ohvri seisundist. Miks mulle, miks mina, la. Kõik on siin kinni. Maailm on minu vastu ebaõiglane. Aga kui sul see karma nii-öelda siin ikkagi läbi puhastatud, ei ole suguvõsa karmad asjad on ju ka? Suguvõsas on ka, jaa. Mis see tähendab? Et vanaema tegi midagi halba ja see tuleb sulle edasi või? See ei käi pigem niimoodi. See käib pigem niimoodi, et meil on keha ja sa oled pool oma emast ja pool oma isast. Sinu ema on pool oma emast, pool oma isast. Sinu isa on täpselt samamoodi pool oma vanematest. Ja see kõik on meil DNA-s kirjas. Et epigeneetiliselt siis? Epigeneetika ja see on see, mis ma eelmine kord rääkisin, et vähemalt 3 põlvkonda me kanname informatsiooni oma kehas. Aga kas sa usud, et see on rohkem tegelikult? Ja, konstellatsioonidest näiteks öeldakse 7 põlvkonda. Vene keeles on hea sõna simja. Simja tähendab perekond.
ja see koosneb 2 sõnast. 7 mina, 7 ja 7 mina. Ja tavaliselt see, kuidas see nii-öelda karma siis toimub niimoodi, et konstellatsioonides seda näiteks nimetatakse suguvõsa lojaalsuseks. Lojaalsus, mis on lojaalsus? Lojaalsus on pime armastus, kus ma armastusest oma sugulase vastu, isegi pimedalt see võib juhtuda, ma ei pruugi teada seda, kordan tema saatust. Alateadlikult siis. Alateadlikult ja see lihtsalt toimub süsteemi siseselt, kui kuskil on auk, siis seda auku tuleb täita ja seda võib täita mitte mingi järglane näiteks. Ja siis ongi nagu selgelt nägete tuleproovis seal Venemaal on olnud mingid juhtumid, kus pannakse need pildid lauale ja siis räägitakse see story, et näed, siin on naine, kellel kõik mehed järjest kogu aeg surevad ära mingi siuke, kas on needus peale pandud midagi. See võib olla needus, see võib olla suguvõsast, et ta on seotud läbi DNA, läbi vere kellega, kes on hästi palju mehi kaotanud. See võib olla eelmise elu trauma. See, et eelmises elus ta kaotas hästi palju mehi ja siis ta mitu varianti hakkama ja siis ta lihtsalt kordab seda traumat. See võib olla lapsepõlve trauma, kus ema jättis teda maha ja nüüd selle trauma pealt ta valib mehi, kes jätavad teda. Nii et variante on palju, mis võib olla. Ja absoluutselt ja see suguvõsa, näiteks oletame, et inimene on vähihaige ja siis ta ütleb, et kurat, ma pean mingi suguvõsa, naine on seal kuskil, on vähihaige, nüüd ma sain tema haigust, teenin tema karmat. Ei, see ei ole niimoodi, see ei ole sellise halva mõttega, see on nagu armastusest tema vastu, ma tunnen läbi seda, mida ta ei suutnud tunda. Tema valu näiteks, võt see on see, et põlvkonniti näiteks naised ei tunne seda valu või kannavad kõik emotsioonid enda sees, sest neil ei ole võimet seda läbi elada antud hetkes. Ja nüüd sina Sõda oled näiteks, see. mis igane. Ja nüüd sina oled see, kes elab sellises ajas, kus on võimalik seda hakata läbi elama ja järsku see kõik lihtsalt niimoodi sinu peale. Ja siis elad läbi ja on lõpp sellele. Kas elad läbi või ei ela läbi ja siis kui sa ei ela läbi, siis varem või hiljem tuleb mingi psühhosomaatiline haigus sulle niimoodi koputab uksele. Vähk. Ehk et kui sa hoiad neid emotsioone ja kõike endas, siis see võib füüsiliselt väljenduda. Absoluutselt. Haiguste näol. Kõige laial levildasem psühhosomaatiline haigus on vähk. Ma isegi siin kindlasti keegi minuga vaidleb, et see ei ole psühhosomaatiline, aga seal võib ka eri põhjuseid olla, täpselt see psühhosomaatiline, teine asi mingi väliskeskkonna, mingid mürgid asjad, kõik on ja selleks, aga et kuskil lugesin lausa, et kui sul näiteks rinnavähk paremas rinnas, siis see ei ole faktiline, nüüd ma täpselt ei mäleta, aga umbes, et siis sa ei lase teistel ennast armastada ja kui on vasakus, siis on see, et sa ise ei armasta teisi. Või alati mingid siuksed laused, kus kohas sul see vähk on, siis sellega on sul nagu probleeme. Et see oli nagu hästi huvitav. Et see ei ole konkreetselt see, et kui siin on siis sa ise ei armasta või siin see teised ei armasta on ja võib olid vahetuses, aga ala midagi sellist, et oli lausa nagu kirjeldatud või kui maksaga on probleeme, siis sul on see vihaga probleeme, mingid siuksed seosed kohe. Hästi põnev. Ja. Inimesed armastavad luua mingeid süsteemi ja kõike panna nagu tähendustesse. Luua mingeid silte. Aga vahest ei olegi tähendust? Ei, absoluutselt. Me võime eeldada, et see võib-olla on sellega seotud, ma ei tea, et gastriit on seotud seedimisega, et inimene ei suuda midagi ära seedida oma elus. Aga me ei tohi kinni jääda, mina kui terapeut, ma ei tohi kinni jääda sellesse mingi ühte mõttesse, sest siis ma lükkan eemale kõik muud hüpoteesid, mis võivad välja tulla. Et siin tuleb hästi avatud olla ja lihtsalt öelda, et vaatame. Personaalselt, individuaalselt. Seotud on, aga vaatame. Et jah, sul võivad olla mingid hüpoteesid, näiteks parem pool on meespool, on ju, vasak pool on naispool ja kui sul on paremal pool, siis see on seotud isaga. Aga ikkagi tuleb vaadata individuaalselt. Tuleb vaadata, absoluutselt. Ja nüüd siis see üks naine kogeb läbi selle suguvõsa trauma ja karma on ja kogeb läbi ja mis siis saab, lõpetaski ära selle. Ja nüüd, kui ta endas seda edasi ei anna, siis ongi lõppe.
tema tekitab mingi uue karma, on selle alguses. Ma ei tea. Jumal mõtleb midagi huvitavat uut välja. Sellepärast, et see Jumala osa, mis siin ei sõltu mitte millestki, ta vahepeal teeb mingeid uusi vigureid ja see on ainuke osa, mis ei saa alluda isegi meie universumi loojatele, kes siin kõike üritavad hallata. Kes lõid meie universumi? Tehisintellekt. AI. See on hästi kõrgelt arenenud süsteem. See ei ole see AI, mida me oleme harjunud oma maailmas nägema või see, mis me praegu näeme. See ei ole isegi see, mis on Matrixis, seal mingid masinad. Ei, see on nagu X miljard. Aga räägi teistest mingitest kosmilistest rassidest, kes väidetavalt inimesed siia planeedile lõid, et neile kulda kaevata on ja et mis Anunnakid ja plejaadlased ja siiriuslased ja mis kõik seal on, et see on ka põnev teema. Kuule, ma päris ei tea, kes siia esialgselt need inimesed lõid ja Anunnakidest ma ka nagu väga palju ei tea. Reptiilidest võin sulle rääkida. Siis, räägi. Reptiile on hästi palju erinevaid. See on üks rass meie universumis, reptiilne rass. Ja neil on hästi kõrge intelligentsus ja väike emotsionaalsus. Võrreldes inimestega reptiilne rass on siis intelligentselt kõrgem, emotsionaalselt madalam ja inimene on selle kõrval, ehk siis see reptiil on kõrge intelligentsus, madal emotsionaalsus ja inimene on kõrge emotsionaalsus ja keskmine intellekt. Keskmine maailma, planeet maa elanik. Aga reptiilid on hästi kõrge intellekt ja väike emotsioon. Nad ei tunne, nendel on põnev see, mis asi see emotsioon on ja kuidas me tunneme neid tundeid. Et kunagi ma arvasin, et nad tulid siia planeedile, et kaevata kulda. Aga ühes hüpnoosis ma nägin ise isiklikult, kuidas meie planeedi tuum, nad pumpasid sealt energiat välja. Et see ei olnud ressurss, mis nad tulid kaevama siia maa peale, et oma planeedile saata. Vaid hoopis see oli planeet maa tuuma energia, mis nad pumpasid välja. Kuidas nad välja näevad? Reptiilid? Nad on erinevad. Ja räägitakse, et valitsuses on palju reptiile ja seal USA-s presidendid ja kõik on reptiilid. Kas nad võtavad inimese kuju või? On sellised reptiilid, kes võivad astuda, kahte tüüpi on, mitte ainult reptiilid võivad teha, vaid ka muud kosmilised rassid võivad seda teha. Et tavaliselt, kui sa tahad saada maalaseks, päris maalaseks, nagu sina ja mina, siis nad tulevad ja kehastuvad enne lapse sündi. Mina tulin siia niimoodi ja sina tulid siia niimoodi. Ja sellega kaasneb see mälukaotus. Ehk siis sind nulitakse ära. Sul võib olla, ma ei tea, mingi tulnuk hing või reptiilne hing või mis iganes hing. Aga ei mäleta. Kui sa tahad saada maksimaalselt inimeseks, siis sa kehastud enne sündi ja unustad kõik ära ja võib-olla siis sul hiljem tuleb meelde, võib-olla ei tule. Teine variant on see ja siis sa nagu sünkroniseerud väga hästi selle kehaga ja muutud nagu üheks. Aga kui sa on võimalik ka üle võtta täiskasvanu keha, aga siis see sünkronisatsioon ei toimu nii hästi. Kuna see on juba välja arenenud mõistus ja siis sa nagu võtad üle selle keha ja see inimhing, mis tal on, see jääb nagu kuskile taha. Ja siis sellised on sellised, siis mälu jääb alles. Ja siis sa saad teha neid eesmärki, mis parasjagu, ma ei tea, su rassil on siin vaja läbi viia, et üle võtta mingi
täiskasvanud inimene, kes on võimu juures või mingi vaimne, ma olen ka erinevaid lugusid kuulnud vaimsetest liidritest, ma olen ükskord isegi näinud ühte kuulsat eestlast, kus ma nägin, et tema sees on reptiil. Ja siis oli hästi reptiilne energia ja pärast, kui kaamera kinni läheb, siis meil läheb huvitavaks see jutt. Okei. See oli ühel festivalil ja ma lõin täiesti kartma, jooksin minema sealt, mõtlesin, mis asi ja siis teised jooksid mulle järgi, ütlesid, kuule, kas sulle ka tundub, et see on mingi väga kahtlane energia, väga kahtlane, ütlesin jaa. Et olen näinud ka neid niimoodi silmast silma ja olen näinud ka reptiile, kes on sündinud inimkehasse ja nagu ennast uuesti mäletanud, ehk siis ärganud üles ja astunud nii-öelda valgele teele inimese aitamisse, aga need on sellised, nad on hästi sellise külma energiaga, et sa ei pääse neile ligi ja kogu aeg tunned külma, reptiil külm. Aga see ei ole siis tõsi, 3 päeva järjest õppisin seda reptiili. Aga see ei ole siis tõsi, et reptiil võib võtta oma selle soomustega rohelise krokodilli kuju ja siis jälle inimese kuju, et niimoodi, kuidas see kutsutakse, shape shifting või? Ma ei tea, ma ei ole näinud. Ma olen näinud reptiilseid hingesid, kes on tulnud siia, kes olid esialgselt reptiilid. Ükskord nägin isegi, et silmad käisid niimoodi. Issand jumal. Siis ükskord mul oli võimalus 3 päeva järjest õppida seda reptiili. Ta tuli meil kooli õpetajaks. Kutsutud õpetaja. Jah. Siis said kohe aru, et see on reptiil. Ma ei saanud kohe aru, ma nagu 3 päeva ei saanud aru, ma vaatasin, ta oli kogu aeg küll, ei saanud ligi ja siis ta kogu aeg niimoodi hoidus minust eemale. Ja siis ma nagu üritasin, vaatasin, katsusin teda, kuulasin ja alles hiljem said aru. Ja 3 päeva lõpuks ma nagu mõtlesin, et palun, no näidake, mis ta päris olemus on. Ma ütlesin, palun näidake, mul on nii põnev, ma tahan teada, mis asi see on. Ja siis mul reptiil. Ja siis ma olen nagu, ei ole võimalik, see on mingi jama, ma võtsin välja seda. Lähme siis välja suitsule. Ja siis kolleegi käest küsin, et kuule, mis sulle tundub, kes see esineja on meil siin? Ja siis ta vaatab mulle otsa, ütleb, see on reptiil ju. Ma mingi vaatan talle, mõtlen, mis mõttes? Et ju siis ongi, kui ma ei ole isegi ainuke, kes nii arvab, siis on väga tõenäoline. Siis ta on ka siuke nägija tüüpi. Et et ma ei ole näinud päris ükskord nägin, aga ma arvan, et see ei olnud niimoodi shape shifting, sest ma olin alkoholi all ja ma nägin soomused tulid aga ma arvan, et see ei olnud see inimene isegi teadnud, et ta reptiil on. Et need on mingid teised kehastused kuskil mujal, et tuli niimoodi Mina olen ka reptiil olnud, selles mõttes draakon. Draakon on kõrgeim reptiilne vorm. Et neid on hästi palju erinevaid ja kõik ei ole halvad nii-öeldes, halvad. Tavaliselt, kui räägitakse reptiilidest, siis kohe mõeldakse see Illuminaati ja kõik see maailma valitsus ja muidugi nad ongi, aga kõik universumis reptiilid ei ole siuksed pahatahtlikud, need on hästi palju erinevaid liike. Nii nagu inimesi on palju erinevaid, nii ka neid on hästi palju erinevaid ja draakonid on ka on ka reptiilid näiteks. Tead sa draakonitest rääkida midagi? Ma rääkisin eelmine kord. Ja sa rääkisid, et sa ise olid, on ju, kuskil teisel planeedil, aga siin planeedil. Osad väidavad, et kuskil nad endiselt elavad maakera tuumas, on ju, või kuskil Antarktika taga, on ju, et... Need on peentasandi draakonid, kellel nagu ma ei tea, kas neil kuju on, aga vist ei ole. Need on meie planeedi hoidjad. Ja nad tavaliselt ei näita ennast ja mõnikord, kui on planeet ei saa negatiivsusega hakkama ja on hästi suured negatiivsuse kogumid, siis need draakonid nii-öeldes aitavad või korraldavad selliseid tsunamisid või mingid maavärinaid või mingid siuksed asju, mille läbi siis see negatiivne energia kuidagi saab nagu tasakaalustatud või vabaneb. Siis nad nagu on mängus, aga tavaliselt neid keegi ei puutu, ei tea ja nad lihtsalt on mingis planeet maa peentasandil. Valvavad. Midagi sellist, jah.
hästi põnev. Millest sa veel räägi? Issand, nii põnev. Mida sa veel tead? Räägi kõik, mis sa tead. Me rääkisime eri rassidest ja ühesõnaga sina neid plejaadlaseid, mis iganes, kõik muud seal on, neid ei ole süvitsi nagu uurinud ja läinud. Plejaadlased on ka teatud rass. Aga see, mis ma tean rassidest, mis olid enne praegust siis rassi, on meil olnud atlandid, vaanid on olnud, siis on olnud atlandid, siis on olnud lemurlased, siis enne neid on ka mingisugused olnud ja kõik need atlandid on tehisrass, vaanid on tehisrass ja lemuurid, noh jutu järgi nad olid nagu planeet Maa päris rass, aga mul ei ole isiklikku kogemust siin. Et räägitakse ka, et lemuuride ja atlantide see 1+1 võrdus nagu 2, et siis tuli nagu nende nii-öelda mingisugune ristsugutis seal veel. Ja hallid olid ka umbes sellel ajal, et miks tekkisid atlandid, sellepärast, et meie planeedile tulid, see on ühesõnaga see info, mis ma praegu räägin, on ühest raamatust, mis on kirjutatud ka meeste rahvas, kes on terve elu teinud endale regressiivseid hüpnoose ja kõik niimoodi meelde tuletanud ja need on tema isiklikud mälestused. Kui on huvi, siis ma võin seda raamatut jagada kuskil kommentaarides. Manosov on perekonna nimi. Ja tema siis räägib sellest, temal on need mälestused sellest, kuidas need atlantid tekkisid ja vaanid tekkisid ja lemuurlased. Et tähesõdade ajal, see Star Wars, mis on, need kaotajad, ma juba ei mäleta, mis need on, kaotajad läksid siis meie tähesüsteemi ja nad vist olid Marsil. Aga nende juurde Marsile tuldi järgi ja siis nad tulid Kuule, need viimased selle rassi jäägid. Neid nimetatakse jootoniteks, jootonid nagu jeti. Need niinimetatud jetid ongi need jootonid. Ja tähesõdades, kui sa vaatad tähesõda, siis seal oli see jeti, see hästi karvane siuke tegelane. Ma mäletan, mis Chewbacca oli vist see. Ja siis nad tulid, aga see kliima ei sobinud. Nad tulid Kuule siis kõigepealt ja siis Kuu pealt hüppasid maa peale. Nad tulid Marsile neid saadi kätte ja nad üritasid tulla siis Kuule. Ja see maa kliima ei sobinud neile üldse, sellepärast, et see midagi hapnikuga seoses, kas liiga palju hapnikku või liiga vähe hapnikku ja see, et nad on hästi sellised karvased ja soojad ja suured, et nad otsustasid, et see on kuidagi ebasobilik neile, aga planeeti nad tahtsid enda alluvusse saada, maad. Ja tol hetkel olid vist need lemuurlased siin kohalikud. Ja siis, et neid lemuurlasi siis kõrvale võtta või niimoodi ära lükata, siis nad lõid, ma ei mäleta, kas nad lõid olid alvid ja olid 2 rassi, mis ebaõnnestusid, 1 rass läks maa alla. Nad ei suutnud lemuurlastele vastu panna. Kas keegi siiamaani elab maa all või? Ma ei mäleta, mis selle rassi nimi on. Need on nagu need dvarvsid. Väga-väga kauged sugulased järglased, siis on mul nüüd tule. Et 2 rassi ebaõnnestusid, siis vist tulid hallid, mis ka nagu ebaõnnestusid, siis tulid atlandid, atlantidel õnnestus planeet üle võtta. Ja kui nad võitsid selle ära, siis kuskil 30 000 aastat nad olid siin planeedil ja juhtisid, seda olid nagu pealmine rass. No mis siis nendega juhtus? Väga tehnoloogiline rass, väga võimas rass, aga neid loodi
neid loodi ja see oli tehisrass, vaata. Mis nendega juhtus, nad lõpetasid siis nendele jootonitele allumise. Need, kes sind lõid, nad, ma ei mäleta, mis nad konkreetselt tahtsid, kas tahtsidki ressursse või mingeid asju. Hakkasid ise tegutsema ühesõnaga? Ja tahtsid nagu oma loojatest ära öelda, lahti öelda, iseseisvaks saada. Ja kuna planeet oli siis juba nende, siis need jootonid lõid uue rassi vaanid. Ja siis nad saatsid vaane siia planeedile ja nende vahel toimus, Atlantide vaanide vahel toimus sõda. Ja siis see sõda oli nii, nagu põhimõtteliselt tuumasõda kogu planeedil ja planeet oleks peaaegu ära surnud, ära hävinenud selles mõttes. Ja siis oli see põhimõtteliselt kogu planeet oli laastatud selle tagajärjel. Et vaanid jäid peale, aga peaaegu kõik oli hävinenud ja mõned Atlandid jäid kuskile. Et ja nüüd on inimesed, see on järgmine rass. Aga kuidas see järgmine rass ja millal see oli? Mul on vihikus kirjas täpselt mitusada aastat. Kes, kus ja millal? Kes, kus, millal oli ja kuidas see ümber kõik oli. Et see ei ole minule endale nagu väga siuke lähedane teema. Aga olen seda uurinud erinevatest allikatest ja tundub olevat nagu väga põnev. Sellepärast, et minule, mis on lähedane, on see, et ma tean, et ma olen olnud Atlant. Ja mul on ka kliente olnud ka, kes teavad, et nad on Atlandid. Et see on see, mis ma tean. Et neil on telepaatilised võimed, väga kõrged tehnoloogiad olid, väga paljud inimesed on juba, tuleb meelde neile, et nad olid Atlandid ja see on nagu põnev teema. Väga. Kas inimesele tuleb niisama meelde või ta peab ikkagi hüpnoosis olema, et meelde tuleks? Tavaliselt on hüpnoos või meditatsioonid või mingid rännakud taimedega või mingite ainetega või läbi filmide tuleb meelde unenäod. Unenägu võib programmeerida niimoodi, et sa näed seal oma eelmisi elusid näiteks. Enne magamaminekut lihtsalt ütled, et ma tahan nüüd näha ja siis kohe näedki. Sa pead nagu enne välja lülitumist ütlema ühte konkreetset laused endale. Tahan näha eelmisi elusid. Tahan näha eelmisi ja nii kaua, kuni sa kustud. Või siis pane A4 sinna omale kõrvale. Mina panen tavaliselt A4, näiteks ma tahtsin eelmisi elusid. Panin A4, tahan näha eelmisi elusid, tahan näha eelmisi elusid, tahan näha eelmisi elusid. Ja siis kohe samal ööl nägid? Et on siukseid juhtumeid, kus inimene nii-öelda loeb seda mantrat, aga siis ta näeb hoopis nädal aega hiljem ja siis tal meenub, et ma nädal tagasi ju tahtsin näha. Mul on see unenäo päevik 3 aastat. Opa, kõik paneb kirja. Kui jah, üritan. Ja siis too öö ma nägin, et ma olin Hiinas mingi väepealiku tütar, mind lapsest saati kasvatati võitlejaks ja generaal, see on nagu ohvitseriks, siis ma olin nagu võitleja juba lapsest saati ja minu nimi oli Nishion. Nishion. Ja siis ma üritasin otsida, aga ei leidnud mitte kuskilt seda nime, aga hästi paljud inimesed ka on öelnud, et mul on ka võitleja energia ja see Aasia energia ja kui ma panen oma juuksed üles, mul natukene silmad niimoodi, siis see on täiega see energia. Ja siis ma olin nagu vau, et siuke mõõga võitlus, siuke vau. Ja seda nägid siis läbi unenäo? Kas sa näed iga päev und? Jaa, aga see ei ole, need on väga kahtlased. Täna ma ärkasin ka, oli mingi väga kahtlane unenägu mingitest meestest, mingitest petmistest ja siis ma ärkasin siukse siuke tunne. Aga osad inimesed ei näe üldse? Või kui näevadki, särkavad üles, nad ei mäleta mitte midagi. Kas seda saab kuidagi treenida, et inimene kui ta tahab näha, aga ei näe? Et siis nagu üritab hakata treenima ennast, et ta näeks, mäletaks. Mul on raske seda öelda, sest ma näen kogu aeg. Ma olen ka eluaeg näinud kogu aeg. Ma näen vahest nagu kas hästi pikkasid unenägust ehk reaalselt nagu terve öö läbi ja need kestavad nagu tunde või siis ma näen öö jooksul nagu 10 unenägu ja hommikul ka nagu veel eriti.
räägitakse ju, et see unenägu on mingi see, mis unefaas see oli nüüd, kerge une, siis mul on venekeelsed terminid vaata peas, et on see sügav uni. Seal on mingid remmid ja mis iganes asjad. On sügava фаза глубокого сна, sügava unefaas ja фаза легкого ja kergune faas või selle pinna peal, see keskmine mingi faas on ka ja need unenäod olevat nagu tulevad selle kõige lihtsama, selle kergema faasi. Nii et kui und näed, siis magad halvasti. Midagi sellist, jah. Ehk et sa ei ole sügavas unes siis. Võib-olla sa peaksid, on olemas ka need mingid taimerid ja mingid sellised asjad, et kellade peal, need nutikellade peal näitavad ära, et millal sa oled sügavas unes. Ja saab mõõta, et mis ajal sul on sügav, mis ajal see pinnapealne uni sul on ja võib-olla saab kuidagi häälestada oma äratuskella, et sa, ma ei tea, ärkad. See on täitsa, see oli isegi imelise teaduse ajakirjas artikkel, et see on nagu tõestatud, et sa saad ise ärgata ilma äratuskellata ja see on täiesti uuring tehtud, et sa saad ennast niimoodi programmeerida, et sa lähed õhtul magama ja siis ma tahan ärgata kell 8.00, 8.00, 8.00 ja siis reaalselt inimene 7.58, 7.59 teeb silmad lahti ja on ärkvel, et see oli seotud mingisuguse, mitte kortisooli või ma valetan, ühesõnaga mingi aine hormooni tõusmisega organismis, et see tundis nagu ära täpselt, millal see äratuskella kell peaks saabuma ja siis ta ärkab üles. See tehti täiesti katse, seal võeti 3 gruppi inimesi, ühtedele öeldi, et me äratame teid üles kell 8, tegelikult ei äratatud, nad ärksidki ise. See kell 8, sest nad arvasid, et okei, nüüd kell 8 ärkame, teised pandigi äratuskell ja kolmandat vahet ei ole. Ühesõnaga see tehti täiesti teaduslik uuring, et jah, inimene saab ise ennast programmeerida, et sa ärkad õigel ajal ilma äratuskellata. Siis me saame programmeerida endale ka muid asju. Jaa. Äkki me saame und endale programmeerida, et enne kui me jääme magama, me palume, et tahan näha und, tahan näha und, tahan näha und. Tahan näha eelmise elusid, tahan näha eelmise elusid. Aga mis sa arvad sellest lucid dreamingust, et sa ise kontrollid oma unenäos hästi ennast, kus sa käid, mis sa teed on ja see, et sa unenäos lähed voodisse, jääd magama, näed und on, kas sul on niisugust asja olnud? Ma on teadlik uni. Mul endal ei ole, aga mul on teadmised sellest, et seal on 7, seda nimetatakse 7 väravat. Ja see, kui sa jääd unes magama, see on mingi esimene või teine värav. 3. on see, kui sa tõused oma astraalkehaga üles voodist ja näed ennast. 4., 5., 6., 7, need on juba täiesti ulmed. Mul on konspektid. Ma olen lapsena seda teinud. Tean, nagu mul on väga hästi see pilt silme ees, kus ma olen seal voodis oma ema kõrval, ma olin väga beebi siis veel. Seal voodis oma ema kõrval ja ma olen nagu tõusen lakke ja vaatan sealt nagu, et kuidas nad nüüd magavad. See pilt kõik on täpselt silme ees, ma hästi mäletan seda. Ja see on see nii-öeldes üks etappidest, 3. värav siis selle süsteemi järgi, mis mina tean. Et esimene on see, kui sa muutud teadlikuks, et sa magad, ehk siis sa saad aru, vaatad oma käsi, mis iganes saad aru, et see on uni ja saad seda nagu sa ütled, kontrollida, mõjutada, ma ei tea, piire. Sul ei ole seda olnud? Seda on olnud. Ja, et ma saan aru, et okei. Mul on seda lendamisega nagu. Sul ei ole tiibasid ega mingit süsteemi seljas, aga sa lihtsalt nagu jalgad, et sa suudad vaata õhku tõusta, siis lendad seal metsa vahel, mingi vaatad nagu kontrollid, vaata, kus sa lähed, millal maandud. Ja. Teine faas, et võib-olla ma ka eksin, aga vist oli see, et sa unes jääd magama. Sa magad, sa oled näos, sa kontrollid seda ja siis sa jääd selle sees magama. Ma niipidi ei tea, et ma nagu lähen voodisse ja magama seal unenäos, aga ma tean seda, et ma ärkan ülesse ja siis ma pean ühe korra veel üles ärkama, et nagu siin maailmas üles ärgata. Ehk et ma nagu ärkan üles, siis ma olen ikka seal ühes unenäos, siis ma ärkan teist korda üles ja siis ma olen alles siin. Niipidi mul on olnud. Põnev. Aga see on ka mingi... põhimõtteliselt, et selleks, et seal magama ja ärgata, sealt peab, sa jääd magama, siis sa ärkad ka seal nagu üles. Ja 3. on see, et sa astud kehast välja. 4. ja edasi ma juba ei mäleta, et seal olid mingid sellised täiesti ulmelised, et sa võid eri kujusid võtta ja mingid eri loomad ja mingid... Sellest inimesed räägivad, et rändavad kuskil teistel astraali maailmates on ja kohtuvad seal igasuguste parasiitidega. Ma olen üritanud
seda teha kuskil pool aastat, ma tegin nii-öelda surmameditatsiooni enne magama minekut. Mida? Surmameditatsioon? Mis see tähendab? Sa mängid surnud. Ülekantud tähenduses. See oli niimoodi, et sa lamad ja sa ei tohi liigutada, kuni sa jääd magama. Ja sa hingad. Mõtlen iga õhtu seda. No sa lihtsalt, ma ei suuda liigutada, ma suudan maksimum 15 minutit mitte liigutada. Ja ma jäängi paari minutiga nokki. Selja peal peavad olema. Ma magan 2 padja vahel selili niimoodi. Head käsi ristrinnal ei pane on nagu kirstus. Ma magan kõhuli. Selili minu jaoks on lihtsalt põrgu. Ja siis ma olen selili niimoodi ja siis ei liiguta. Mõtlen, mitu minutit on juba möödunud. Ükskord oli vist pool tundi suutsin. Aga pool aastat järjest proovisin niimoodi. Ei toimi lihtsalt. Iga päev proovisin, no ei saa. No ei pohhu. No sest olen kaota kaua inimene magama, et ma tean mingi periood, kui ma rohkem stressis olin, siis see magama jäämine võttis 2 tundi aega. Mul magama jääda, ma võin niimoodi kõhu peal magama jääda 2 kõhu peal, asend. Jaa. Ma võin isegi selili, kui ma ei mõtle selle peale, et ma pean kontrollima seda olekutunne ja selle ärkvel oleku vahel seda kinni püüdma seda tunnet, kui ma jään magama, et tõusta kehast siis. Sest see on see moment, kus sa võid automaatselt 3. faasi jõuda. Ehk siis sa oled ärkvel oleku ja une vahel ja siis sa tabad seda momenti ja siis sel hetkel sa võid nagu oma kehast välja tõusta. Siis sa möödad 1. ja 2. faasi. Aga mul pole õnnestunud. Aga mõnedel lihtsalt... Mul kunagi õnnestus, mida ma mäletan. Mõni saab sellest unepana paralüüsi. Ma just tahtsin seda küsida. Räägi sellest, mis sa tead sellest une paralüüsist. No see ongi see seisund ärkvel oleku ja magamise vahel, kus aju on juba ärganud, aga keha ei ole. Hing pole veel tagasi kehas või? See on nagu teaduslik versioon, mis ma rääkisin just. Et aju on ärganud ja keha ei ole. Aga kui me räägime esoteerilisest versioonist või mitteteadlikust, siis jah, sa oled veel 2 maailma vahel. Räägitakse, et sul on suke silver cord ehk nagu mingi hõbedane nöör või niit, mis jääb su keha külge, teine on seal siis hinge küljes ja siis sa saad nagu rännata ja siis see niidi kaudu sa võtad selle hinge endal sisse tagasi, aga ehk kui sa oledki siis seal une paralüüsis, ei saa liigutada voodis, siis see ongi, tähendab seda, et see niit kuskil ripub veel või, et ei ole hing tagasi tulnud. Ma arvan, et hing on nagu tagasi tulnud, võib-olla ei ole veel hetkes nagu sünkroniseerinud koos selle aju ja kehaga. Aga kui sa niid lõigatakse läbi kuskil astraalis näiteks, kui sa oled või kuskil mujal, sa lihtsalt sured ära. See on ohtlik värk. See on ohtlik ja väga paljud on jäänud magama ja mitte kunagi ei tule enam tagasi, ei ärkagi. Läksid astraali rändama ja... Kui panna Google'isse inimesed, kes pole ärganud, siis sa leiad nagu nii palju juhtumeid, kes võimalik teoorias, sest see ei ole ju tõestatav. Aga ühesõnaga need inimesed, kes seda une paralüüsi siis kogevad, lihtsalt ongi kuskil vahepeal. Ja siis tulevad mingid kollid su peale ja suruvad ja sa ei saa hingata. Kuna sa veel oled seal astraali ja reaalse maailma, selle maailma vahepeal, siis sa võid, kanal on avatud, siis sa võidki olla, need tulevadki. No üldse seal käi on ohtlik. Sa tood endale ligi igasugust asju. Et kui tava inimene mõtleb ja hakkab katsetama ja tahab minna kuskile rändama, siis peab ikka tegelikult väga teadlik olema, et mis need riskid on ja võidakse nöör läbi lõigata. Ja... See on nagu väga ohtlik. Et pigem mitte surkida tava inimene. Isegi mitte tava inimene, vaid üldse parem mitte surkida seda. No ma TikTokis olen näinud, on üks konto, kus see mees nagu jagabki, et ta käib iga öösel rändamas ja nii lahe ja kohtus sellega ja siis armus ära ja siis nad seal ikka teevad igast asju seal nagu astraalis, et iga öö nagu käib magab ja et ta lausa päeval teeb lõunauinakuid, et minna rändama ja et see elabki täiesti astraalmaailmas nagu, et see maailm siin enam üldse ei huvita, ongi nagu nii seal kinni ja käib ja toimetab. Ka ohtlik. No see on siuke, et ma ei tea, kuidas tal see kuhu see ükskord jõuab.
Ainult magabki. See on nagu sa elad teises maailmas, see on nagu virtuaalreaalsuses elada. Et no ma ei tea. Virtuaalreaalsuses elada. Ehk need, kes arvutimänge hommikust õhtuni mängivad. No nad elavad ju seal, see on põhimõtteliselt teine maailm ju. Jah, hästi, issand jumal, on nüüd huvitav selline see GTA mingi mäng, kus sa oledki nagu online'is teistega samal ajal, siis sul on seal see mehike ja need inimesed teevad nagu live stream'e ja istuvad hommikust õhtuni selles virtuaalmaailmas, kus on neil see mehike ja suhtlevad seal oma vahel, käivad kala püüdmas ja käivad mingi kohvikutes ja täis nagu roleplay oli selle nimi. Ja lihtsalt oma selle mehikesega seal toimetavad. Istuvad hommikust õhtuni arvutsi ja elavad seal nagu. No kui sul veel 3D. Kas sa oled kunagi virt seda? Ei ole. See on väga huvitav, et see on see küsimus, et kuidas sa saad aru, et sa ei ela simulatsioonis, siis või kuidas sa saad aru, et sa elad, siis hea näide on panna omale need virtuaalreaalsuse prillid 3D ja see ongi niimoodi 3D, sa vaatad alla üles, kõik on nagu selline, siis kui sa näiteks, ma ei tea, seal on väike rippsilm, mis kõigub, siis sa astud ja sa tunned, et sa reaalselt võid kukkuda sinna ja sul tekib reaalne hirm, sul tekivad reaalsed tunded, sul tekib enda sees vastavalt sellele, mis sa näed ja koged. Et hetkel nad vist töötavad välja tehnoloogiad, mis on seotud kompimismeelega. Aga kujuta ette, kui sinna lisatakse veel lõhnameele näiteks või maitsemeele, need kompimis, siis kuidas sa eristad seda päris reaalsusest? No varsti ongi see väike chip kiip vaata kõigil peas on ju. Ja siis Elon Musk vist arendas seal midagi või? Tead sa sellest midagi? Midagi ma olen kuulnud, aga... Ja ma ka nii süvitsi peale läinud, aga oligi, et varsti, nagu on see Netflixi sari Black Mirror äkki või? Black Mirror, et see nagu täiesti näidataksegi ära, kuidas vaata olema hakkab, et su silmad nagu lindistavad kõike, saad pärast tagasi vaadata, scrollida on ja väga jube. No võt sinna meie maailm liigub. Arvad, et inimesed lähevad 8? Need, kes lasevad endal paigaldada kõik need asjad, lähevad kaasa selle hullusega ja siis need, kes nagu jäävad natuke tavalisemaks. Me võime juba vaadata tagasi koroona aega, et keegi tegi, keegi ei teinud. Arvad, et sisestati selle süstiga mingid kiibid või asjad meile või? Mingid tehnoloogiad? Midagi nagu sisestati ja mõnes nagu oli rohkem kui teises. Et väga hästi ei oska sellele kaasa rääkida, aga midagi kindlasti seal oli. Aga kui sa nagu, kas tollel ajal või praegu vaatad neid inimesi, kas sa nagu kuidagi saad aru või eristad ka, et tema sai süsti, tema ei saanud? Ma üldse ei oska eristada neid inimesed, ma näen hinge. Ma vaatan seda puhasta, kui ma nagu, isegi kui ma võib-olla skaneerin, ma ei oska nagu seda arvata. No räägitakse, et see DNA-d nad muutsid omal selle süstiga ära ja mis iganes allkirjad sinna veel alla pandi. Seda populatsiooni vähemaks nagu see Bill Gates on väitnud avalikult. Ise räägib on ja siis läheb paar aastat mööda, siis viib selle asja läbi ja inimesed lihtsalt lähme kaasa. Aga no judging, igal ühel oma. Ja issand jälle nii põnev. Ma arvan, et me teeme kindlasti 3. osa ka veel. Siit tuleb täiega teemasid, mida rääkida. Et ülisuur aitäh, et sa jälle tulid ja jagasid oma teadmisi, kogemusi ja said inimesi mõtlema panna. Aitäh, et sa mind kutsusid siia nii eelmine kord kui ka see kord. Mul oli väga põnev sinuga ja olid hästi toredad kommentaarid, aitäh kõikidele, kes vaatasid esimest osa ja vaatasid praegu ja jõudsid siia. 3. tuleb ka, vaadake 3. ka. Aitäh kõigile.